Pohmellipäev, mul on pohmellipäev, mul on pohmellipäev, Mattias Noriga, Persse podcast, pohmellipäev. Hästi. Jah, aga jah. Tavai. Oled sa kuulanud ka seda podcasti, et kui ma ütlen, et ma panen siit theme songi, siis sa tead umbes, mis see on? Pohmellipäev. Ja siis siin on kirjas, on ju, mis siin on. Seda ma isegi nii väga vaadanud ei ole, aga vist ikka pohmellipäev. Ei selge, eks kõigil on omad lemmikud, et ei peagi kõiki hästi podcasti kuulama. Ei, ma olen ikkagi ammu juba kuulanud. Thanks. Kui see ikka päris pohmellipäev oli. Fuck. Ma olen mõelnud, äkki peaks need, või võib-olla igale külalisele ütlen, kes seda esile toob, et need päris pohmelli osad. Siis ma olen mõelnud, äkki need panna maksumüüri taha nagu. Et äkki need ei pea olema elu lõpuni. Ei, ma arvan, need on ikka just õige. Sest vahel tulevad lihtsalt rääkima mingit täielikku sitta nagu. Ma ei mäleta midagi nagu, mis ma rääkinud olen seal. Kuskil saunas. Oli jah. Ja just see oli siis, kui meil oli mingi väga suht early, vist polnud isegi 2-numbrilised osad veel. Äkki oli midagi seal. Ja mul meeldis, et vahest võtsid kuulaja kõnesid ja... See läks väga kiirelt kinni, sest seal oli ainuke live, mis ma tegin päriselt laivis nagu. Ja siis helistus ära küll live. Tõsine probleem. Ja mina olen see hea pull, mulle meeldib pohmell lihtsalt. Ja siis on tüüp, kellel on päriselt jamad elus selle alt ikka. Ja siis saad aru, et võib-olla ta ei pea kõigile avatud olema kogu aeg nagu live. See on... Meil on kõigil... Aga vahest on väga häid episoode ikka olnud, jah? Just see rõhk sellel vahestil. Ei, selles suhtes, et eks külalised on siuksed. Nagu mina. Jah, kõik vaatavad Janar Peeter, okei, skip. Ootame millal... Tänud vastu võtmast. Ja, thanks. Siuke väike challenge meil tuli, aga... Nüüd sa siis tead, mis tähendab ligipääsetavus. Jah, just kuulaja vaatajale ka. Külas on Janar Peterson, stand-up koomik, kes praegult teeb... Ma ei tea, kust kuradi persest sa selle projekti välja võlusid ja mis maagiaga, aga siuke massiivne tuur on praegu käimas Eestis nagu ligipääsetav stand-up, mis on, ma ei tea, ma tavaliselt sellist klassikalist asja ei tea, aga räägi siis, kuidas see projekt alguse sai? Tegelikult tegime ennem juba tasuta showsid üle Eesti mõnes kohas Pärnus, Haapsalus. Ja siis... Käisin üle Euroopa Liidu mingi projekti kirjutamiskoolitusel. Siis mingi teise asjaga seoses mõtlesin, et aga ma võiks ka niisama neid raha küsida. Ja siis tegelikult on see teema, et igast solidaarsuse asja projektidega pane ligipääsetavus mitu korda sisse ja küll raha antakse. Nagu on... Jah, kui on Ei selles suhtes, et ega tegelikult ma kirjutasin selle asja valmis ja nagu see, et mis see päris ligipääsetavus tähendas minu jaoks Mart see jõudis mul alles kohale, kui ma raha juba olin saanud, et kuidas ma siis seda nagu tegema hakkan. Ja ma lubasin 10 show'd ära teha, aga nagu see, et kuidas ja mis kujul neid teha, et see tuli hiljem. Aga see on ju ka nagu genius. Et see ei tähenda, et ligipääsetav on. See ongi nagu mitme mõisteline. Et see on sina, et need, kellele tihti show ligi ei tule, nende jaoks on see ligipääsetav stand-up. See on perfektselt ummääraselt sõnastatud. Ei, see on näsuke. Muidu oleks see, et vaata, muidu on mingi kontroll EU, mingi lipp on juures ja siis me plakatile panid, et toetatud on meie poolt, siis me peame ikka kontrollima ja siis enne kui keegi koomik lavale saab, vaadatakse üle, et mis sul siin siis see miks sul see ligipääsetavus siis kuidas see sind tegineerib. Ja nüüd on ei, see on publiku jaoks ka. Aga mis see, tuleb see vist Essa märts tuleb see välja, ehk siis on sul peas ka kõik kuupäevad? Märtsis on, me alustame Oru kultuurisaalis, väga ilus saal. Ja oota, kes seal veel on, sa ei ole ju üksi seal? Rivo Roost, Martin Laasik, Martin Levo, Kauri Sosi. Okei, me seda ühte tüüpi vist ei tea. Ja Mikk Mägi on ju. Ma Laasikut ja sa vist ei tea, ta on suht uued, kõik on suht uued koomikud on ju. Okei, ja naerdakse siis ka vist. Ei, osad showd on ikka päris head olnud, jah.
ei, selles suhtes enamus on head, aga tead, sellega on ikkagi see teema, et kui sul mingi show on nagu nii fire, siis iga teine, mis on vähegi natukene halvem, sa oled nagu, et ja kui sa seda ise seda kõdi ei saa, siis on nii, et täielik et nagu see ei olnud nagu eriline õhtu, see oli okei õhtu, inimesed naised ütlesid okei, väga hea oli. Noh, parim kompliment, mis me saame, on see, et ei oodanud nii head. Ootused olid väga madalad. Jah, ja väga õige. Ärge oodakegi palju, siis naerate rohkem äkki. Jah, nagu siis, kui mõni... vahet pole, ma lähen alati mingis lavasesse. Mõtlesin siis, kui nagu Weinbergs hakkab mingid piltilused naist keppima, et siis ta nagu on tavaliselt ka ootused madalal, et nad tõenäoliselt nagu see, mitte see minu seisukoht, vaid lihtsalt ühiskonda seisukoht ja täiesti mürgiste meeste seisukoht, et kui naine on liiga ilus, siis ta väga ei viitsi voodis midagi teha. Okay. Hea, et ma ära seletasin, mitte list vaita. Ja ma olen väga uus info. Ühesõnaga, ja minu see läheb seal aprillis edasi, sa ütlesid, siis projekt oli 10 show'd. Ma mõtlen ausalt tegelikult, ma läksin natuke liiga hoogu nende show'de planeerimisega. Mul oli iga nädalavahetus 2-3 show'd. Nagu aprilli lõpuni pole ühtegi vaba nädalavahetust. Ist jumal, nii, et Janar Peterson guugeldad, siis tuleb kohe Fienta Janar Peterson üritused 26 veebruar, ehk siis homme meie jaoks, homme 25 on praegu Väike-Maarja, Torma, Oru, Põlva, Sillamäe, Jesus Christ, Sillamäega Mustvee. Ma vaatasin nagu Sillamäe saali, ma nüüd tõle, see on nii ilus ju. Nii palju on neid häid saale. Ja siis nagu vaikselt mul hakkab juba tulema see, et kuule, kas sa ikka nagu mõtlesid ette ka, mis seal olema saab? Ja siis see, Ei, mulle meeldib, et mul nagu mingid vene emakeelega ja vene nimega juba mehed ja naised siis natukene omavahel kaklevad seal, et ütleme, mis kurdi sitt see on, et kes need on. Siis mingi naised kirjutavad, loe sa idioot. Hei, kuule, oleme nüüd ausad. Me ju tegelikult teeskleme, et me oleme emotsionaalselt stabiilsed. Ma mõtlen eestlased siis. Me oleme tagasihoidlikud, vaoshoitud, pilk alati maas, silmside null. Ja kui keegi küsib, siis on nagu, et ei, kõik on chill tegelikult. Samal ajal, kui oleme mingi haigelt raske maailmist kanalisatsiooniluugi oma emotsioonidele peale tõstnud. Sest pane meid mingi eriti tasavägise spordivõistluse tribüünile ja see 100-kilone gaas lendab kohe nahvi. Oled sa kunagi näolihas ära tõmmanud, sest sa pole seda 4 aastat kasutanud ja siis juhuslikult satud korra isa juures telekast sporti vaatama. Oled seal jääkott näos, keegi küsib, et said lõuga või? Tead, elasin mängule kaasa, unustasin näosoojaks teha enne. Ikka juhtub. Sport avab meis midagi primaarset. Ma ei ütle, et meie esivanemad olid ilgelt emotsionaalsed kohe, kui nad metsas karu nägid, aga kui nad nägid metsas 2 karu jalgpalli mängimas, siis olid neil kindlalt emotsioonid kohe laes. Päris sellele Vivatbeti spordiennustuskeskkonnas panuseid panna ei saa, aga peaaegu, et kõik inimspordialad on seal küll olemas. Ja praegu on neil ka kampaania esimese panuse tagastusega, ehk et esimene 10-eurone panus tagastatakse sulle, kui sa kaotad, sest Vivatbet on alati mänguks valmis. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Ja seal on see ka, ma ei tea, võib-olla sa ütlesid ja ma lihtsalt ei kuulanud, sest mul on mega siit kuulaja, kuigi võiks ju osata kuulata inimesi siin. Aga et seal on nii, et piletit ei ole, aga pead registreerima. Ja registreerima, lihtsalt teame nagu palju rahvast tuleb, on ju. Sest erinevalt teistest stand-up koomikutest ei ole sa raha ahne väärtjas. No veel. Ja. See on kõigepealt, et saada ka austajad. Ja siis kohe. Selles suhtes on nagu, et no näiteks Lihula on nii ilus saal, aga nagu piletiga seal teha on ikka nagu päris raske, Ja vaatame, kas Lihula tuleb ka Luun ja Saaremaa. Oota, mis see Saaremaa teed? Kihelkonna? Kihelkonna, jah. Oota, kas ma peaks teadma seda? See on kuskil seal taga lõpus. Ma saaliga tutvunud ei ole, aga me teatrisse meid ei mahutatud. Aga tegelikult ongi lahe nagu teha mingid kihelkonnad ka, on ju. Muidugi, ja. Mõtlengi, et kas see saaks teha. Meil on nagu üks nädalavahetus ongi nagu nii karm, Ma ei tea, kuidas nagu niimoodi selle paika pannud. Meil on Sillamäe neljapäeval, Mustvee reedel, siis laupäeval on Saaremaa.
aga nagu selles suhtes, et ma ei tea, võtame päev korraga ja küll me tehtud saame. muidugi. aga siis sa oled siis roolis ja võtad poisid peale ja või see jah. ei, meil on jah siuke mõnus tuuribuss, et ma ise saan seal taga lebotada ja siis õpetada teisi, kuidas sõitma peab. just, see on lemmik. ära kuradi roni sinna äärde. ära roni sinna lume peale. miks sa nii aeglasti sõidad? mine nüüd, teed ise seda piiks häält ka. 1, 2, 3, ma vaatan, mitu show'd praegu on tuleb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 korda, 21 show'd on sul tulemas. ei, meil on nagu täpselt poole peale oleme jõudnud. see on suurem tuur kui Harimati kuradi Flamingo. ja ka selles suhtes, et see on nagu nii hea hoog sees. Muidugi. Miks mitte, on ju, ja poisid veel tahavad teha. Pärast seda tuuri, ma arvan, ei taha. Ja. Aga nagu tegelikult on tore ikkagi ja enamasti inimesed on nagu väga tänulikud, et tore, et tulite nagu, osad ikka on, kes tegelikult ei tahtnud vaatama tulla, on ju, ütlevad, mis kuradi, Peeter Oja oleks võinud tulla varem. Mõni on see, et miks sa mulle kinkekaardiks selle broneeringu tegid või kingituseks selle ei, meil oli õstu Valgas, nimesid nimetamata, aga kohtasid nimetamata, aga üks tüüp saatis meile anekdooti sinna tagasidesse, et nagu siukest nalja võiks teha. Ei, okei, anekdoot oli, aga lihtsalt nagu me küsime siis tagasisidet ka iga ürituse kohta. Ja nagu tore on vahest lugeda, mis seal on. Aga kuidas see nagu päris paberid on kuskil? Ei, selles suhtes, et Fiantas ma lihtsalt saadan vaata e-kirja formina. Sa farmid ka need e-maile, jah? No selles suhtes, ma arvan, et see järgmiseks aastaks on hea asi, jah. Ja siis saadki teha, et tead, majandus ka veidikene muutub, et nüüd on 35 eurot on pilet nüüd. Jah, see raske saab müüa olema seda. Aga see on tuus, aga mis kriteeriumitega sa need teised tüübid võtsid? Ei, selles tegelikult oligi projektis see teema, et sul peab olema 5 alla 30 aastast siis liiget, sa saaks seda projekti teha. Toi. Et siis selles suhtes oli, mul ikkagi nagu valik oli väga limiteeritud. Ja ütleme niimoodi, et on läinud paremini, kui ma ootasin. Sa olid panustasid esialgu enda peale lihtsalt. Ma olin nagu, et ma teen üksi ära seal lõpus selle 20 minti. Inimesed naeravad, et nad nagu, et siis ratast oli tüüp oli natuke naljakas, on ju. Ei, mida siitemad teised on, seda parem ma näen välja. Aga selles suhtes, et ikkagi peab tunnistama, et nagu teised on ikkagi nagu 20 show'ga nagu nii palju arenenud, et sa oled nagu, et okei, et ma nagu ma ei olegi nii eriline enam nagu. Et nagu teistel on ka ikka väga head õhtud. Et selles suhtes ikkagi, tegelikult on ikkagi päris palju trenni ka, on ju. 20 show'd ikkagi teha nagu. Siis ju looksub paratamatult paika, sa lihtsalt ei viitsi pärast 20. korda enam seda mitte töötavat bitti teha vist. Või sa mõtled, et äkki nüüd siis ma muudan veidi. Selles suhtes, eks seda on ja lihtsalt nagu Marte enesekindlamad on inimesed. Aga seal ju keegi väga ei põhiasi, mis on sellises, mis mina näiteks põhjaks, kui ma läheks, võtan siit mingi suvalise koha, kui mina põhjaks, kui ma läheks näiteks Tõstamaale, on see, et mul ikkagi on mingisugused kuradi kepinaljad ja mingid naised kuradi väike munnikas on ju. See on ka nii veider, vaata, et osad ütlevad, muidugi vahest tuleb, ütlevad ühe roppusena, nii ropp. Ja siis teised jälle ütlevad, võiks ropem olla. Täpselt, ja. Lihulas on ju, Eilimees ütles ka, et veits lahja oli. Täpselt, kui see ongi... Lihula rahvas tahaks ikkagi kangemat. Otsustage ära, nagu ma proovin ka laveerida siin vahepeal, nagu, et kumba siis, kas tahad nagu, kuidagi sobituda, vaata, et mingi age'iga kindlalt oleks ka tegelikult fine, kui seda hästi müüa. Ma ikkagi arvan seda, et tee seda, mis ise arvad, et naljakas on, on ju. Ma ei tea, mingi 8 aastat tegin seda, mis ma puhtalt siiralt arvasin, et on tegelikult tahtsingi küsida, mingisugune, mis asi selle Alexelaga oli, mis te seal tegite? Ma nagu, vaata, sa kuuled mingit nalja ja sa naerad kaasa, et kuradi päris naljakas, aga päris täpselt ei saa aru, mis see nali seal oli. Alexelas, seal oli siis nii Janar Peterson, tänane külaline, kui sa veel ei tea. Meil oli, kui sa mõtled tõenäoliselt seda, millest Maria ja Sander ja Miikal ja kõik räägivad, et kõik ei väsi rääkimast peale Tigrani ja peale minu enda võib-olla. Me lihtsalt vastame küsimustele.
suur show, nina ja vunts. Tigranil tuli mõte, teeme suure show. Fuck it, kui me siin mingit Sinilinnu klubi või kinomaja paneme. Ärme isegi test show'd teeme open mic'e otse Alexelasse. Pärnu Marando oli mingi aasta-paar tagasi välja tulnud, Tiks tegi räppi, piletid läksid suht hästi. Suht okeilt, teine rõdu ka müüki, ta nagu tundus juba siuke, et saab teenib peale ka mõnusalt, et ei ole ainult break-even, on ju, sest Alexela rent on siiamaani väga kallis. Ja siis tuleb showpäev ja siis käin mina laval ära ja hea tunne on ja siis ma olin seal Alexela Backeris, meil telekaid ei olnud, ma mul vihkan, kui näeb lavale, mida teine teeb, on ju. Ja siis pärast pausi nagu saan aru, et mingid inimesed juba on veidi pettunud, on ju, mõtlen, et naerdi ju. Ja siis, et ma ei saa ma ei taha kunagi avalikult välja öelda, aga lihtsalt ma kaitsen ennast, et mina olin väga ettevalmistunud. Võib-olla mu stand-upi level polnud sellel ajal niivõrd hea, kui see praegu on, hakkasin ütlema. Aga mul oli vähemalt ettevalmistused tehtud, mul olid mõõdetud, kui pikalt ma laval pean olema, mis osad ma teen, kui meil oli mingisugune formaadi nali, et ma teen Tigrani huumorit või Tigrani bitti, siis mul oli see sõna-sõnalt peas, ma tegin. Aga siis selle teise poole kohta ma ei kuulnud sellist feedbacki, et seal oli pigem see, et nagu Kaarel Nõmmik ütleb, et see oli Eesti kõige kallima piletiga open mic. Et kui sa ikka Alexela laval kostub, mitte minu suust, aga siis teise esineja suust kostub, et mis ma siis veel teile räägin, et siis on nagu, et see ei saa ju, mina ei taha võtta 50% süüd sellises olukorras. Alexelas sükest asja öelda on jah päris. Et see on siuke läinud kuugi, see tõenäoliselt fucking kui ma olen veel koomikutega sõber, siis kui minu matused on ja keegi kõnet peab, siis see tuuakse kindlalt esile. Sest see on nagu siuke asi, mis koomikute jaoks see on siuke kuradi condensed beam. Ma kujutan ette, et sinu sellel röstil seda vist mainiti nagu üle ühe korra. Üle ühe korra mainiti seda ja siis mainiti ka seda kindlasti, et mu vend oli bändis, kus oli neil väga tuntud lugu N-bommiga, mis oli pealkirjas ja mis nüüd välja võeti ja Okay. Siukseid... Aga ei, selles suhtes ma ikkagi nagu peaks kaitsma ja mõnes mõttes, et ega tegelikult sa peadki nagu mingisuguseid siukseid show'sid planeerima. Ega ma arvan, et alguses, kui ma planeerisin neid, siis ma mõtlesin ka, et ma ei kujuta ette küll, kuidas me nagu selle nagu kvaliteedi seal ära teeme. See peab olema nagu nii sitt. See peab olema nagu nii sitt. Aga kas sul alguse poole oli sul, võtsid sa kaasa veel Tänni ja mingi... Ma ühe korra võtsin... ühe korra Eiri ja ühe korra Tänni. Aga siis ma sain nagu aru, et tegelikult me saame ise hakkama. Esiteks, nad tulevad lihtsalt sinna nagu... Nad ei hooli sellest show'st nagu nii palju kui meie. Jah, just. Et lihtsalt me saame ise hakkama ja me tahamegi tegelikult seda lava aega ju. Tulevad sind röstima lihtsalt. See pole see ürit. Seda röstima pluss, eks teil on ka... Jah. Et selles suhtes, et tegelikult tore on nagu ise hakkama saada nagu selle õhtu juhtimise ja asjaga, et meil ikkagi päris hästi saavad poisid hakkama juba. Mulle väga meeldib see formaat, kui on nagu, et kui tuleb mingi nii-öelda siis suurem nimi sulle line-upi, et sa ei kasuta seda oma pileti müügis. Paljud teevad seda hästi, mõni show jälle on siuke, et ma ei taha talle öelda, sest siis ma tean, et tuleb eraldi Instagrami postitus, slideshow postitus 3 pildiga sellest, kuidas nüüd on, ma ei tea, Mikael või mina või keegi on guest host, spot ja top notch koomik. Tahaks lihtsalt, kui on kellegi teise show ja mingi kabaree, mis iganes formaat või siis nagu lihtsalt pop-in on selle nimi vist. Las ma teen pop-inni, et ära nagu seda tee, et nagu tuled ikka või, sest mul on vaja pilet nagu panna müüki ja välja kuulutada, kes on kõik ja siis on nagu... No vaata, korraldaja mõttes on ainult see on muidugi, jah. Et kuradi vaata, ikkagi oled in või ei ole? Jah, et selles suhtes nagu, et kui sa nagu ise korrald, sa oled vahest küll, et türa ma pean postitama nagu kõik Eesti Facebooki grupid läbi, et nagu saada vähegi ja siis nagu, et aga nagu saad aru, et see on välja teenitud nagu see on teil välja teenitud nagu jah, võib-olla et selles suhtes, et ma ju tean ennem show'd korraldades, mis seis on nagu, et ei taha oma nime igas kordi sita alla panna ja seal oli vist siis, sa käisid ka vist ühel fopaal või kahel või? Seal Uuslaines on ju just, sest sellel ajal oli see, et siis ma hakkasin vaid sealt vaikselt Kaarlile, ma hakkasin nagu
mind lihtsalt häiris nagu see, et jah, et see on nagu suur show on see fopaa, kuigi oli kirjas, et see on open mic on. Siis ma soovitasin, et äkki ärme pane line-up'i iga kord üles. Ja siis oli samamoodi, et ma ütlesin Karlil, ja siis kui Oskar vahepeal korraldas üks teine tüüp, et äkki ma lihtsalt tulen, kui viitsin, siis tulen, kui ei taha, siis ei tule, on ju. Ja siis saidki aru, et nagu, et mis ma siis kirjutan sinna, ütlen lihtsalt erinevad koomikud või ma siis, et sind ei tohi panna, teised kõik on ok sellega, et sa paned nimega kirja. No see on niisugune. Et selles mõttes korraldaja vaatamaks muidugi sul on lihtsam öelda kui see, et mitte, et iga show on ja üllatusesinejad on ka. Ja siis on okei, kes see on? Jälle uus põld tuleb. No see on jah. Aga sa tead juba palju, kui sul poole peal on, et palju sul neid registreeringuid on olnud seal kokku nagu? No selles suhtes, et no need on ju, mis siis on juba üleval ka need uued, mida ma teinud veel ei ole. Praegu vist on mingi 7500 või? No nagu, mis rahvas on käinud või? Mart nii palju, Mart mingi no 5000 on kindlasti käinud, on ju. God damn it! Ei, head asjad, et väga lahe, mul endal võib-olla kogu tuuri number oli siuke. No jah, no selles suhtes selle tasuta või nagu selle tasuta broneerimise nagu ainuke miinus ongi see, et ikkagi nagu noh, inimesed vahestast ei tule kohale, on ju. Et ma arvestan, et umbes nagu 20%, no nad ei tule kohale, nad ei anna seda kohta tagasi ja nad ei tule kohale, on ju. Aga vahest ikkagi on rohkem isegi. Ja siis nagu sul oli nagu see show on ju välja broneeritud, mingid inimesed, kes oleks tahtnud, ei saanud siis tulla ja sa vaatad, et mul on ikkagi nagu veerand saali tühi, on ju. Et selles suhtes on nagu see huvitav asi, kuidas seda nagu lahendada. Ja noh, selle nimega on see teine pool, mõõga pool, et kui on nimi ligipääsetav, siis sa ei hakka ju mingit elavat järjekorda ka tegema kohas, kus on 500 inimest mahuks saali. Ja see on nagu täiesti inimesel endal on ka nagu mugav, kui ta teab, et ta kui kõik kohale tuleksid, siis meil võib-olla oleks probleem. Aga noh, selles suhtes, et ei ole tulnud veel. No alguses me panime, et nii palju nagu peaks mahtuma, aga siis jäi ikka väga palju kohti vabaks. Ja. Aga selles kängis sa oled kõige kauem nii-öelda teinud või Levo on veits? Tegelikult Levo vist on kauem teinud, jah. Levo on jah, lapse näoga seenior. Jah, aga selles suhtes, et Rivo selles mõttes on mahult vaata kõige rohkem teinud, et ta ikkagi käib põhimõtteliselt igal open mic'il, on ju. Ta on see tüüp, vaata, kes kirjutab laval. Siuke. Ja, kellel väidetavalt ühtegi märkmikku ei ole. Tal ei olegi. Selles suhtes, sina käid päris harva open mic'il, sa kirjutad ennem valmis ja siis nagu ma saan aru, on ju. Ei, mul on see, et mul on perioodid. Punso ütles mulle hästi, mille järgi ma nüüd proovin elada, on see, et lihtsalt nagu own'i seda, et sa käid harva open mic'idel. Mul on põhimõtteliselt iga õhtu süümekas, et ma jälle ei viitsi ja mul ei ole, nagu ma lihtsalt ei viitsi füüsilist minna kohale. Mul on nii, et nagu kind of mõistan, hoian kätt pulsil, mis nagu on naljakas, mis ei ole. Ja nagu, ja siis on see, et ma nagu... Sul ongi see, et ei ole seda rutiini sees. Sul on see enda huumor, see on nii välja, kui sa ei pea seda leidma, me enam see nagu iga open mic, ma arvan. Aga jälle ma räägin selles mõttes endale vastu, et mul lihtsalt distsipliin puudub. Mul on see, et ma ei viitsi trenni minna, aga pärast trenni on sitaks hea tunne. Ma ei viitsi open mic'ile minna, aga pärast open mic eriti, kui on hästi läinud ja mingi uus bitt on tulnud mega hea tunne. Ehk siis mul oli lihtsalt see, et ma tean, et see on kasulik ja see on trenn ja peab tegema, aga nagu... ei, see on... ma praegu ei ole, ma praegu käin ikka ka nagu päris harva. No sul on hoia ennast. No jah, aga nagu lihtsalt tead, see korraldamine ja kõik muu võtab nagu nii palju aega. Ma ei viitsi, ma nagu see tüüp ei ole, kes viitsib nagu niisama minna, et kuule, ma lähen teen crowdworki. Lähen riffin veits. 10 mintsast 30 sekki tuleb. Ei, sul ongi 30 sekki riffid ära ja sa oled nagu türa. Veits nagu sita maitsen suus ja ma ei tea, mis järgmiseks teha. Aga ma vist endale õigustan seda ka, et mul on nagu sotsiaalne elu on võib-olla mujal, kuigi ta tegelikult võib-olla ei ole, kui Miikal Meema siin oleks, siis nagu ta ütleb kohe siukse vastulause mulle, et ma jään kohe vait, on ju. Aga seni, kuni teda siin ei ole, siis ma saan endale delusional argumente öelda, et mul on äkki sotsiaalne elu mujal ja Miikal ütleks, millal sa väljas käisid viimati, siis sa oled kogu aeg kodus, mida sa fucking valetad. Aga et mul on sotsiaalne asi mujal, aga näiteks Miikal ja Dan ja keegi, kes veel nagu religioosselt iga õhtu käib, see ongi nagu neil see sotsiaalne osa nagu iga õhtune ka. Nad ei ole nii, et nad tulevad ainult oma setiks, tõmbame nad nahku. Miikal on 2,5 tundi kohal lihtsalt, hängib, riffib ja siis see ongi, saadki aru, et see ongi ta family, see ongi tema social grupp
iga õht mõtle tegelikult, kui tuus oleks, kui mulle ka koomikud nii palju meeldib. Ei selles suhtes, ei selles suhtes on vahest on tore nagu seal hängida, aga nagu iga õhtu kuskil... No ma räägin. Ei, ma selles mõttes olen ka nagu avastanud, et see enda jaoks, et see ligipääsetavus on nagu hoopis muutunud asi minu jaoks. Et nagu ennem ma väga ikkagi ei olnud väärt see 5 minuti pärast kuskile kurdi keldrisse ronida selle tooliga. See on nagu, et kas objektiivselt vaadates, kas see on seda väärt või? Aga kas sa ükskõige sa oled käinud? Jaa. Sealt tagant-kaudu läksid? Jaa. Oota, perse küll. Kaspar rääkis vist. Kas sa olid terve show seal taga? Ei, no me tegime lihtsalt, et me panime Poola ajal mul sinna taha ja siis ma olin seal, siis saime seal kaardi eest ära, tamas ma olin üllatus. Wow, fuck! Ja, kes pole käinud ükskõige, see on lava on taganurgas ja seal kunagi hästi ammu oli ükskõige asemel koht nimega Pudru ja Pasta, ehk siis see sissepääs oligi sealt uksest, kus taga sa hoid, seal ma käisin noorena joomas palju. Ja siis Janar, siin siis tõsteti sealt tagumisest uksest. No selles suhtes, et me tavaliselt paneme tegelikult niimoodi, me paneme lihtsalt kaldteed, vaata trepi peale ja siis oleneb trepi nagu nurgast, et kas sa siis sõidad või kukud sealt alla. Ei osad kohad meil on ikka nagu nii järsud, et sa oled nagu, et see oli väga sujuv kukkumine. Vanalinna keldrid on kõik, muidugi sealt ehk siis Fordis sa pole käinud ennast. Ei, Dan kutsus mind sinna, aga see on nagu Dan mõtle korra. Seal tuli piir ette, vaata. See oli nagu... Või äkki seal on ka hoovipoolne mingi sisse peal? Ei, seal vist mingi kaubalift või kust oleme sinna ei mahu, aga nagu see on ikka nagu nii järsk seal, et see see on nii pikk trepp ka, et seal oli, et okei, tead, las see jääda. Aga kui nii teha, et pannagi mingi nagu need kaskadööridel on need pappkastid ja mingi madrats ja siis lihtsalt nagu... Ooga sisse. Ooga sisse ja siis pärast korjame üles. Nojah, välja on ka vaja saada. Ei, aga see, igal poole ka ja nüüd vaja minna ei ole. Ma mõtlen ka. Aga see, kas täna on fonoteek või homme? Homme on. Homme mul on Väike-Maarjas. Fonoteegis ma ikka käin, jah. See on ju hea easy. See on easy, jah. Suhe nüüd on päris hea, on ju. Muidugi see kolifist. Nüüd läheb veel uuesti kuskile. Ma ei tea, vist kuskile kolib, aga tegelikult neid maike on ka piisavalt, et ma pigem olen see, kes ikka, kui ma ikkagi nagu valmistan ette ja kirjutan nagu omad asjad ilusti läbi, siis mul ei ole vaja seal käia ikkagi nagu iga maiki tegemas. Nüüd vähemasti, kui ma olen nagu nii palju saanud lava aega, vaata. Established koomik. Jah, ikkagi. Nagu Sandergi, et nagu, ta ei ole mulle öelnud, aga ma tean, et Roks on rääkinud ja et umbes tal ongi vahel see, et tal nagu mingid bitid tulevad open mic'idest ja siis ta ütleb, et kurat, mul on vist pool tundi on bitte ja siis kirjutab ülejäänud poole, nii et ei testigi, et nagu see ongi siuke teatris, et ma ei hakka siin proovima isegi. Ma arvan, sa oled ka varsti seal, see on ligipääsetav vol 47. Ei, selles suhtes on ega open mic'idel kuradi vahest inimest ei naera ka. Ja lähed teed seal kuskil suure publiku ees, kohe palju laenavad rohkem. Nagu ja aga see nii, mõtlen möökud on ju kõik, see on easy. No easy, ennem ma olin seal lava kõrval, nagu keegi ei näinudki mind. Nüüd ma olen sinna lavale saanud ka ikka. Aasta läks aega. Kõige parem on ikkagi nagu Ratas ja Kohv olnud, see on nagu Eesti kultuurimeka nüüd on ju Tallinnas. Jaa. Nad teevad ikka kõike seal. See on nagu selles mõttes kõike, et Mussan, Kristel on seal käinud esinemas. Isegi Ott Leplandi autoriõhtu või mingi... Ja, mingisugused improd ja mingisugused asjad on, et nad nagu üritavad üle võtta seda. Ja nad fucking kuulavad artiste ka nagu. Vaata, kunagi oli see, et nagu, talvel on tuus, on blackout, on ju, aga keegi paneb ikka seal U-kurvi tehes, oma kuradi täis tuled sulle saali samal ajal, kui sa laval oled, on ju. Siis mingi ainult ma ei tea, pool aastat läks aega äkki või. Full Molton kardinad on ju, sa nagu ei tunnegi, et õhtu on väljas või on valge väljas. Täiesti siuke klaabi tunne, siis on telliskivi sein nagu ise tegid. Ei olnud, et Miikal käis ütlemas, tehke telliskivi sein. See on päris lahe, jah. Neoon, kõik perfect nagu. Ei, see on tore näha, et keegi kedagi huvitab ka, on ju. Et ei ole mingisugune tavaline paar, sest ma ei tea, tehke kui tahate. Ja kõige perfektsemaks oli see, kui saaks
ma tean, et see maja põhimõtteliselt on äkki neil on ligipääs tervele majale, kui Backar saaks kuidagi ülevalt tulla sinna lavale. Ma olen nagu kuulnud jutte sellest Backarist, see peaks nagu vägev olema. See peaks ma olen isegi pilte näinud. aga seal on mingi keertrepp, et nagu kunagi äkki. Ma ei ole su bitte viimasel ajal kuulnud, ma olen tahtnud koomikutega rääkida sel teemal. Mis su seisukoht on nagu päevakajalisest huumorist? Kas sul tuleb tihti või? Tegelikult on ju suht ajaraisk nagu. Et sa saad teha, nagu oligi see mingi Taavi Rõivas ja Luisa läksid lahku, on ju. Sa saad seda open mic'il ühe korra teha järgmisel päeval, kui see uudis oli ära, aga nagu aasta aega hiljem see ei ole ju mitte midagi nagu. Ja, täpselt, aga mõne jaoks on see jälle see, et nagu, aga kui sa räägid ainult endast, see kõik on detailid ja kõik on täiesti õpitav, kuidas see teha nagu suhestutavaks kõigil, on ju, isegi kui sa endast räägid, pead tegema, aga ja võib-olla sellepärast mul argument tunduvad lapsikud, aga ma lihtsalt südamest vihkan päevakajalist huumorit ja siis kui ma kuulen vahel nii, et inimesed just ootavad, et kuule, PSH pani hullu jälle, sul on kindlasti selle kohta palju, ei ole nagu, ei ole sittagi, ma ei viitsi. Nagu, mis veel uudist on, enne open mic kiirelt, Delfi lahti. Ei, see ongi selles suhtes, ma olen igati nõus, et mingi aeg mõtlesin, et oleks äge, vaata, sa oled ikkagi tark mees, oled intellektuaalne mees, sa ikkagi, kajastad ja kommenteerid seda poliitikat, vaata, äge tüüp. Tal on suure pildi huumor. Aga nagu, kui sa lähed kuskile maale, et ega paljud inimesed ei saagi aru sellest naljast. Pluss, see on nii, aegub nii kiiresti, et see on nagu, ajaraisk. See on mingi monoloogi formaat nii-öelda vist. Ma olen vähemalt kutsunud seda nii ja kindlasti ainult mina tulin selle peale, et sul monoloogi aga et ongi see talk show monoloog, seal on see, et sa pead köhima iga õhtu mingi sita välja ja seal sa ei hakkagi ju iga õhtu mingit uut personaalset lugu elust enesest mõtlema, sul ongi see, et see kirjutad 50 nalja, 10 valid välja, lähme ja peast läinud järgmine päev. Pluss see on see koht, kui sa tahadki seda näha, on ju. Just. Võib-olla nagu päevakajaliste teemadega on see, et võib-olla saadki ju niisama mingi crowdwork'i siis teha või küsida, et mis te sellest arvate, on ju, ja vaadata, kas sealt tuleb midagi naljakat, kui sa nagu tahad lihtsalt inimesi saada sinna show'sse rohkem sisse. Naised Kätemeri, keda Rõivas on ka abistanud. Mitte keegi peab, okei, tough crowd. Polegi litse. Mait, stopp! See on hea, see on selline, kas see, mul tuli sellega meeld, kas Dan pitchis sulle ka ühte mõtet või? Kunagi või? Oli ka? Las see jääb siis. Võib-olla see ei pea avaliku ruumi jõudma see. Kunagi. Ei, sinu need hoomipoe kuradi klipid on ikka küll vägevad, thanks. Ma suunangi. See on näha, et sa oled paps, Mul ongi, kusjuures EMS eile, 25. veebruar on, eile tegime 24. veebruar, siis väikse vabariigi kiluvõili leiva söömise. Siis seal ta ütles, et kurat, ma ei olnud 2 neist, ei olnud näinudki need hoomipoes, on jumala head. Ja siis ma talle ütlesin, et ma teen lihtsalt nagu tema endist abikaasat, ehk siis minu papsi järgi ja ma ei peaaegu üldse näitama. See ongi nüüd, kui kostüüm toetab nii okeilt, siis. Ja üldiselt nagu, ma toongi esile promo juttu, et inimesed jõuaks selleni, et minu asjadele kiitust avaldada. Et ma mainin midagi ja siis loodan. Ei, selles suhtes, kui on ära teenitud. Jah, selja taga 2 kuldmuna ka ja sul on seal ilusti. Okei. Ei, mul on see. Aga kas sa sellega olid kursis siis, kui see vahepeal oli see USA koomikute mingi backlash, et see mingi Riyadh Comedy Festival oli, kus mingi Saudi Araabias käisid. Kas sa läheks? Palju raha läheks vaja, kui... Tegelikult meie kontekstis oleks see, et ütleme, et sõda saab läbi, Vene-Ukraina sõda saab kohe läbi ja hetkest, kui enam Venemaal tulu teenida ei ole illegaalne, täpselt selle ja kohe siis kutsutakse sind esinema, kas sa läheks? Praeguse seisuga pole nagu, ega mind see raha nii väga ei huvitagi. Ei, tõenäoliselt ma arvan, et ma ikkagi tõenäoliselt ei läheks, või esimesena vähemasti mitte. Keegi peab nagu... Dan käib ära ennem. Dan ju käis, tema olekski see
mediaator või ülemineku ambassador seal. Poisid, ei. pole üldse hullu ju. Jõhvi. Mõtlesin, et kuidas Jõhvis, jah. Ma kiirelt vaatan Estonian, Russian, sest noh, see on hea, kui peab aega läheb, et keskpärast nalja teha. Et kuidas ligipääsetav on. Nii. Доступный stand-up. Janar aga see oli ju su mingi vanem vend või kasuisa oli see Aivo Peterson, on ju? Sul seos on olemas, nagu sa saaks kohe jalaukse. See oleks hea küll, jah. See oleks küll hea. Mäletad? Aivo Peterson. Muidugi, see on jah, austatud sugulane. Täpselt, see kindlalt ikkagi, ta tegi õiget asja, ta tegi asju, mille nimel ta nagu... Aga sa ise, oota, kas ära vii juttu, mõnele ise läheksid või? Fuck! Ei, kindlasti. Ei. No kui suur summa peab olema? See peab nii suur summa olema, mul on nagu, käisin täna, võtsin raha ära, lihtsalt need lollid. Ja tead, isegi kurb on see, et see summa oleks... Ma vist juba siis mõtleks, kui ma saaks nii isale kui emale ühele vennale väikse korteri osta. Siis juba on nii, et nagu see ei ole enam illegaalne Venemaal esineda. No eks see on ka teema, on ju, et kui rikas sa enne oled, vaata. Jah, just. Kui palju see su elu muudab. Kui sa oled Eestis koomik, tead mis, nagu me ei saaks hukka mõista, kui sa lähed. Sul antakse nagu mingisugune 3 milli. Täpselt, see on nagu hästi, kõik suruvad seda grind mentality't ja raha on raha, on ju, aga siis kuskilt läheb piir, kuskilt läheb mingi moraalne piir. Okei, come on. Kurat, eks jah, ei meil kumbki läheks. Aga noh, ei... Esimesena vähem meil. Esimesena ei läheks, jah. Esimesena ei läheks. Aga see, ma ei tea, kas sa nägid seda Aivo Peterson sujuvalt tuli teemaks. Mul tuli mingi pool aastat tagasi tuli feedi tema tütre mingi video, mingi isade päeval vist. Tütre video, kuidas nagu mingi videod, kuidas ta isaga käib, kuidas need tütred seisavad selle eest, et Aivo pole üldse midagi halba teinud, et lõpetage ära see. Ja siis nagu nii südamlik video oli ja ta tundus jumala hea isa ka, vaata. Ja siis mõtled, aga samal ajal see on nagu siuke troll ka, on ju, mingis veebis, mis sa teed, aga siis vaatad seda, et sa tundud mega hea isa, on ju, ja siis mõtled, tõesti nagu siuke lõhene siin seest nagu, et mis ma siis pean tundma nüüd. Ja siis, täpselt sama tunne siis, kui näed, et Hitler oli koeradega ja vaatad, et süda oli tegelikult õiges kohas. Lihtsalt ühte rahvust südamest vihkas. Aga muidu oli ju nagu... Jah, tüüp, kellega kalale võiks minna. Bill Murray suur quote on, et I don't trust people who don't like dogs. Aus. Hitler, nagu sa saad usaldada Adolfit. Ta vist isegi pigem enne tappis oma naise ära kui koera vist. Või oli mis järjekorras? No kommenteerige alla, mis järjekorras oli. Panna 1, 2, 3 ja siis panna Eva Braun, Hitler või koer. Pange järjekorda, me ei viitsi guugeldada, mis järjekorras oli. Noh, tead, koerad on jah. Koerad on paredad. Koer saaks nädala üksi hakkama veel selle punkris, ma arvan. No sööks selle, ma ei teagi, kui ma ta ennem ära sööks. Ja mõtle, kui need liitlased oleks saanud selle koera kätte. Mõtle, kui hinnaline see topis oleks saanud. Ta oleks kõik info välja uurinud sellelt koerale LSD-d kohe. Rooja seest, seda võttis tsüaniid, okei, jah. Väike off the rails. Sa oled ka, ma arvan, Sander Õiguse poolt, keegi peab jääma viimaseks plakatil. 6. märts vist on see 15 aastat Eesti stand-up. 5 vist. 5. Vaatame, igaks juhuks 15 aastat. 5 vist on jah, 4 päeva ikka. Tavai, võiks olla. See on jah, ikka uhke. Ja me vaatan igaks juhuks kuupäevalist üle. Ta oleks 5. just, aitäh, paranduse eest. 5. märts Alexelas, et keegi teeks siis seal hea show ka. Vahelduseks, 5 aastat on möödas, me võiks ammu edasi liikuda sellest minu blanderist seal. Õnneks on Tõnis ja Niemets võetavad. Mingi nagu, level on. Ehk siis sa oled ka seal ja pandi viimasena sinu nimi.
See ma olin jah. ma oleks samas jah, sa ei saa, alati on see, et keegi tavaliselt pannakse Weinbergs alati viimaseks, sest et on teada, et nagu tema. Ma võtaks seda sellest, et ma olen kõige vähem äkki teinud. Davai. Et ma ei võtame mingisuguse loogika sinna peale selle, et lihtsalt viimaseks jäeti. Jah, lihtsalt mõtteainet plakati tegijale. Jah. No ta ei teadnudki, kes see on. Pole kuulnudki. Vaatasid, miks Aivo? Kuidas ta? Ei nagu Aivo, ma arvan, üks Alexela välja küll. Notš vmesti Aivo Peterson. Ei. Tere mul venekeel nii meelest ära läinud ja põhjusega. Jah. Me ei pea ju teha. Samas nagu see Haribit, et nagu siis või mitte. Ei, ma olen ikkagi nagu ootan oma Ida-Virumaa show'seid. Et me käisime Kiviõlis, oli täitsa lahe. Üks naine oli seal ees natukene, eks see keelebarjääriga oli, seletas midagi sinna vahele, vaata. Ei, inimesed ikka tahavad vahele segada, aga mul on see nii tore, et see ikkagi õhtu ütleb, et rääkige minuga, et ärge koomikutele vahele segange ja kohe esimene koomik läheb peale ja kohe täiega vahele. Lambi asju ütled ka veel. Nagu nii ebaseost asja ütled sinna vahele, et sa ei oska nagu mitte midagi sellega peale hakata. Siis kui sa ei saa millestki kinni võtta, ma vaatasin seda We Might Be Drunk podcasti, kus oli Seinfeld külas. Ja siis seal nad rääkisid ka mingisugusest, ta vist tegi oma speciali laivis nagu siis nagu otseülekandes. NBC's otseülekandena tegi oma suure mingi arena show speciali. Ja siis saatejuhtidel oli nagu meeles, et seal oli mingi hekkel, aga see hekkel nagu lõigati hiljem välja vist salvestatud osast. Ja siis seal oli samamoodi, et keegi lihtsalt hõikas talle Jerry! Ja siis mida sa teed sellega nagu? Ja siis Seinfeld rääkis ka, et nagu kõige nõmedamad ongi need, kus keegi proovi isegi nalja teha või et sa ei solva või... Tee mingi hea setup. Ja just. Ja siis ütleb lihtsalt mu nime ütles. Ja see on nagu ja oled lihtsalt nagu tüüp, kes peaks olema iga asja kohta vastus, on ju. Ja lihtsalt korraks nagu jääd täiesti kindi. Ei, see on... Aga jah, mis asi veel on nagu ikkagi tavaline asi eestlus on see, et kõigiga lähevad nii taha nurka kui võimalik. Meil oli Järvakandis oli siuke teema, et nagu ees oli täitsa rida vaba ja siis mingid tüübid tõssid vaata tagant seina äärest, me olime ühe rea ära võtnud vaata, tõssid selle veel sinna taha viimaseks, et saaks juurde, et saaks istuda. Et nagu... Oks laiali kuskil. Selles suhtes jah, et kõikidele, kes tulevad stand-upi vaatama, kui sa tahad nagu nalja, siis sa pead selle show osa olema. Et see, kui sa nagu seal taganurgas oled ja sa nagu mõtled, et ma nagu vaatan kõrvalt, siis ei töötagi. Ja ma kuulan midagi, nagu taustal kuulan midagi. Et sa peadki nagu selle show osa olema, et see asi töötaks, on ju. Ja see ongi nagu hästi tänulik neile, kes nagu ostavad etteritta ja tulevad ka etteritta. Aga seal veidi on need arusaamise käärid mul küll, et nagu kui ma tuleks, ma ei tahaks kunagi. Kui ma oleks isegi näed, et sold out saal ja ainult eesreas on kohad, siis ma vist ei läheks. Aga siis ma lihtsalt ei ostaks. Et nii palju, ma ei tea, mul on nagu see, et ma etteritta. Aga on sul tuttavaid vahest eesreas olnud või? Veider on natukene. Veider, ma olen siis... Vaatad kellegi nagu tuttavale otsa ja siis nagu sa oled, räägid siukest juttu, et veits hakkad seda, et kurat, vist teab, et ma nagu ikkagi... Seal on veidi, hästi palju lihtsam on teha kont võõrastele, sest et eks seal mingi näitemäng on asjal ju sees ikka ju. Või sa oled nagu endast suurem, proovid laval olla või midagi. Ja siis mul kõige raskem show oli vist, oligi Sodi mingi Essa ringi lõpp Kajas. Siis mul oli 3. reas oli 10 sõpra järjest. Ja kuuled kõik eraldi naeru järgi ära. Ja siis kui kuuled selle naeru piti ajal, siis mõtled, miks see ei naernud. Nagu terve aeg mõtled seda ja siis tead, et ma veidi nagu sa ei ole mina ise, kuidas ma hängidel olen. Ikka veidi pead ju andma rohkem energiat müüma. Sa oled veits pingutama, jah. Ja siis on alati see, et nagu see, ma olen harjunud või siis äkki ma olen siis harjunud nii läbipaistev, loetav inimene olema, et mul on nagu häbi olla veidikene siis nagu rohkem, kui ma päriselt olen päriselus ja siis sõbrad näevad seda eriti läbi. Sest ma vaatan võib-olla ise see tulebki mu enda seest, ma vaatan oma nagu koomiksõpru samamoodi, et nagu kui keegi järsku leiab mingi uue keele endal, siis hakkab
veits rohkem vaeva nägema ja mingid karakterid tegema, siis ma olen ikka, see ei ole sina ju, mida sa teed? Eks siis sellepärast mul võib-olla peegeldan endale ka, et ei, see on kui ma nüüd järsku mingit liigutust teen, siis kõik näevad, et jah, eks see on asi, millest tuleb üle saada. Sest eks on ju koomiku eesmärk ongi lihtsalt mingisuguses lollis jutus nagu veenda, et sa ise kusud seda. Et nagu see on nii loll jutt, ma tean seda, aga nagu ma pingutan nii väga, et veenda sind, et nagu päriselt usungi seda. Tule kaasa, palun. Ja nagu kohe, kui sa näed neid mõrasid, vaatad, siis see ei tööta enam, on ju. Aga mis sul seal, palju sulle antakse seal Alexelas, tead sa? Ma ei teagi, vist anda nüüd 6 minti või? Ma ei tea, kas ta on... Ja ongi raske nagu panna seda head setti sinna 6 minti, et... No, kõik teevad 10, suvana. Tiksub üle veits. Ai, see on tore, kui nagu inimesed nii üle teevad, et see... meil ikka juhtub vahest keegi teeb mingi... Sai lepitud kokku 12 aastat, kuradi 20, ikka käib nagu, et... Sest on sorry, läks üle. Kuidas sa nagu nii ajataju ära vaatad? Seal mingitel kohtingu lugudel on olnud ka eelmine kord, kui ma käisin, vist oli, Sten on alati enne mind kuidagi juhtub olema. Sten-Erik Allikas on niisugune legendaarne üle ajamine ja sellises formaadis. Ja siis oli veel mingi mööda rääkimine ka, et Sten nagu oli olnud laval juba vist mingi 18 mintsa. Ja siis oli teinud ühe laulu ära, oma laulu. Ja siis Kaspar oli host, Kaspar nagu läks ruumi, Sten nägi, et Kaspar tuli, Sten küsis, oota, palju mul aega on? Siis Kaspar ütles, tee üks lugu veel. Kaspar mõtles, et tee üks kohtingu lugu veel, et võtta loe sealt see kohtingu lugu, on ju. Siis Sten sai aru, et muusikat veel. Ja siis tegi ühe laulu veel kitarriga. Ja alles siis läks selle paketi juurde, et kohtingu lugu hakata tegema, lugema. Ja siis oli näed, et lõpuks Sten oli vist mingi pool tundi laval. Aga see oli see õhtu, kus nagu oligi 3 koomikut kokku. Et kui kuskil venitada veidi, siis see on tõenäoliselt see koht. Kui sa oled järgmine, siis lihtsalt on nagu väga ebamugav. Vaat sa pead nagu valmis olema, on ju. Ja siis ootad, siis nagu väsid ära sellest. Jah, just. Mul on ka, kuidas sul on see, et kas sul ju see, anyway, sul on kindlalt veits raskendatud see, et sa ei saa minna nagu, kohale otse lavale. Sul on niikuinii see, et sa... Ei, tegelikult mulle see just meeldib kõige rohkem. See oleks, mul on ka nagu see, et aga siis samas ma olen vahel seda teinud, niimoodi, et oled mingis taksos, hüppad peale, fuck, jääd hiljaks veits, backerist läbi, minut on aega lavale ja siis on täiesti off nagu. Ehk siis ma olen Miikal ja mingid rogerid on siuksed, kes räägivad, et aga see riff seal taga ja backeris ja häng enne ja see on ju, et see on nii oluline, siis mul on nüüd, mul ei ole nii palju viitsimist. Eriti kui sa oled veel nagu mingisugune closer, on ju, sa lähed, on ju, tavaliselt kuskil sõidame siis läbi 2 tundi varem kohale ja ma ootan nagu 5 tundi seal, et lavale minna ja siis sa oled nagu, ma lihtsalt tahaks tulla nagu lihtsalt laval käia, on värske, teen ära, ma ei tea, jah. Sa saaks teha ju selles mõttes, et see nagu see mugav suur buss on põhimõtteliselt sinu sebitud. Enamasti ka sinu jaoks. Ongi minu, jah. Täpselt, teised lähevad autoga ees, set-up, teevad oma setid ära, sa oled kuskil nagu lihtsalt nagu kell 6 hakkad liikuma, 8 jõuad siis Tartusse. Vaata ka üks stand-up on see, et sa pead ikkagi leidma, kes su autojuhid on koomikud. Ei, see on nagu uutele kes tahavad stand-upi teha, nagu kui sul juhi load, see on juba 1+. Sa võid meie tuurile nagu saada põhimõtteliselt, kui sul load on. See oli mu üks röstinali Aleksander Eeri Laupmaal. Sander nägi sinus midagi, et sul on juhi load. Ta ei annu sulle röstima või? See oli väga hea. See oli tore. Kunagi äkki tuleb see täispikk välja, sest teil käi ikka väga palju välja. Oli jah. Teistelt koomikutel. Laura, seal oli selles mõttes oli ETV väga hästi montinud, et need, kes väärisid pikka setti, nemad said ka. Et nagu Eeril olid jumala head naljad ja Laura Lisetel olid mega head naljad. Ja neid näidati ka kõige kauem. Et ei olnud nagu seda, et keegi oleks nagu, et kellegi otse ebaaus või mis iganes. Tegelikult oli päris hea ikkagi vaheldus aastavahetuseks, et tavaliselt kui sa ootad mingisuguseid neid sketše on ju, või olnud oodanud tujurikku, et ei ole ammu juba
mida sa ootasid, on ju. Ja praegu ikkagi tegelikult ei olegi seal midagi. See on nii prügina. Jah, ma ei saa aru. Ma ei saa aru, kas ma lihtsalt ise oled nii palju muutunud või see lihtsalt ongi ikkagi nagu nii prügi. Ei, sa oled ka nüüd ikkagi huumori koorekiht. Connoisseur. See on nüüd nagu, ega seal Michelin tärni enam ei söö ka. Ja. See ongi nagu labane teiste jaoks. Teised lambad naudivad. Kõik, mis stand-up ei ole. Sõbrad kõrval vaatavad üheski naljast aru. Ei saa, kuule, see on stand-up. Sa ei saa aru, sa pead hindama seda, et noh, ta üritas nalja teha vähemasti. Ja sa oled alati see, et kes hakkab juba biti ajal naerma, sest sa tead, kuhu see läheb. Sa oled see eriti hea. Tere, ma liiga tihti räägin sellest, ma nii vihkan. Weinbergs teeb seda. Siis kui ta tuleb vaatama kuskile ja ta pole enne bitti kuulnud, siis ta hakkab nagu keset bitti juba nagu naerma, siis ta umbes, et näidata, et ta nagu on kiirem kui tavapublik. Et näidata, et ta teab, kus see ländib see asi. Ja siis on nagu mine fucking perse, et ta on nagu ära naera. Ma ei tea, kas ma nii nagu üldse nii teadlik olen laval, vaata. Et ma nagu ei kuulegi. No ma kuulen ainult Popovit, sa kuuled naermas. Ja tere, mul on Popov, mul tegelikult meeldib, et Popov naerab. Jah, see paneb ruumi elama. Mõtlen, kurat, head bitid on mul küll, noh. Ja siis kuule, oled sa vahel teinud, sa salvestad ka vahel või? Ja salvestan ikka. Ja siis kuuled kodus nagu, kuradi täielik meihem oli seal saalis, aga nüüd kuulen ainult Popovi naerma. Aga seal oli 50 inimest veel. Miks me... Ja no Popov ikkagi, jah. Ma kujutan ette, et nagu inimestele, kes tulevad vaatama, see on nagu üsna üllatus, no see tüüp naerab seal nii vasti. Meil kunagi, ma mäletan, mis ta nimi oli, aga Comedy Estonias oli üks naine, üks suht lühike naine, naiskoomik, mitte Jaanika Maidla, aga üks mingi naine, kes vahepeal tegi sette, aga siis jäin mina eemale sellest Comedy Estonia gängist, aga siis ta vist ikkagi oli veel seal nagu grupis, mitte et öelda, nad vist sõbrad nagu ei olnud, aga selles gängis nagu, et vahel open mic'del käis. Ja tal oli nii tüütu naer. Ja siis oli see, et keegi vist pani talle bänni isegi peale, et ta ei saa, no et seal on see siiamaani vist, et kui Comedy Estonia on mingi koomiku Eestisse toonud, siis noh, saame nagu mingi listi koha või midagi, on ju, saame veidi odavamalt. Ja siis see naine oli ka tulnud veel Jimmy Carri show'le ja siis lihtsalt kõik koomikud teadsid, et see vagin naine on üleval esimesel rõdul paremal. Ja ta lihtsalt jääb liiga kauaks naerma. Kui kogu rahvas on ära naernud, siis ta jääb hingeldama veel sinna lõppu. Ma ei mäleta, mis see heli oli. Ja siis saad aru, et kõik on jumala pist ja pärast seda vist Louis pani bänni peale talle. Aga Jimmy Carrile kindlasti meeldis see. Ta adressis 2 korda vist seda, et nagu ta selles mõttes, kui kellelegi nagu tüütult naeru teha, siis Jimmy Carrile aga lihtsalt armastab kellesi teda. Aga mulle paratamat, ma tean, et see tuleb siirast kohast, samamoodi nagu inimene ei kontrolli, kuidas ta aevastab vist, aga mul ikka mingi osa mul on see, et sa tead teadlikult, sa saaks ümber õppida, sa tead, et see on vastik ja tüütu ja sa saad ju teistmoodi. Plus on see, et vahest nagu täna nii naljakas ka ei ole ju. Nagu sa tunned, et ma tahaks ka nagu seda naeru, et miks sa nii rohkem naerda saad. Mina üldse, ma olen ju ainult, aga vaata üks asi, mis tuleb küll stand-up, ega ma ütlen, ma olen hakanud ka veidralt naerma. Nagu, vaata vahest mõtled, et te naerate nagu, teete seda nagu lihtsalt naeru või mis jama siin on, et see ei olnud ju nii naljakas. Aga ma olen ka ikkagi nagu teadlikult hakanud rohkem naerma ja siis mul pereliikmed on, mis häälitsusi sa täna teed sinna? Ei ole ju naljakas. Ei ongi lihtsalt, muidu ennem oli lihtsalt silmad märjad, nutad, nüüd on mingi kurdi veider häälitsus käib kaasas. See on trademark ikka. Jaa, ma ei tea, aga siis ongi see, et sa proovid nagu naerda rohkem naljadele. Vist jah, siis sa pead ju indikeerima seda ka kuidagi. Aga jah, mul on siin läbivalt see teema, läbi elu mulle, või mis läbi elu viimase 7 aasta jooksul hakatud mulle esile tooma, et ma naeran liiga tihti, et kui keegi võib olla nagu Jimmy Fallonile sarnane, kes itsitab iga sita peale, siis olen see mina. Ja siis sellega ma veits tegelen siin ja vahel on mingi, me teeme seda Kanakott saadet ka Kristjan Odeni ja Kadri-Maria Mitiga ja siis seal vist
Kata vist ütles salvestuse alguses, et teeme nii, et täna ärme naera nagu iga bullshiti peale. No pooltügavalt ütles. Siis mul oli täiesti kompleks, nagu mul oli nii, et kas ma nüüd, et ma ei saanud lõpuks aru, mille peale ma naeran või mis mind trigerdab naeru. Et kas ma naeran, kui on hästi naljakas või ma naeran, kui on nagu lõbus ja häng on või mis see nagu see asi on. Ja ma olin täiesti juhe koos nagu, et mis mul, sest on ju eri asjad on ju, üks on see, sa näed mingid meemi, mis on nagu niimoodi kuset täis ennast põrandal näitad sõbrale, aga siis on siuke nagu, et vestluse käigus on ka mingi hetk on lõbus ju. Keegi ei tee mingit riffi, keegi ei tee mingit eriti suurt kuradi üllatusmoment, curveball, huumorit sulle on ju. Lihtsalt lõbus oli, keegi rääkis mingi loo, ma ikka naeran kaasa olen nüüd, oli ja kuigi tegelikult nagu see ei ole nii naljakas võib-olla, et seda energiat saada. Ja siis, kuna see mul endal nii lihtsalt tuleb, siis mul on nagu see, et need, kes hoiavad naeru tagasi meelega ja umbes, et ma olen No see, mina ütlen, et parem anna mulle see, kes nagu naerab tihti kui see, kes üldse ei naera. Tule üli ja nali ja näitad sõbrale, siis ta on nagu ma ei saa aru. Loll oled või? Mida sa aru ei saa? Tere, see oli nii hea nali nagu. Samas, jah. Siis ta on jälle aus, kui ta aru ei saanud, aga kui ta saab aru ja on lihtsalt nagu... Nad osad ikkagi, tüübid osad ikkagi nagu, nad ei taha näidata, et see naljakas oli, et sa leidsid hea nalja. Sa nagu, et pole naljakas. Sa oled nagu, ma ei tahagi enam seda suhelda. Kas eile tulime eile, hästi oluline, millal see oli. Saaremaalt sõitsime tagasi mingisugune, ma ei tea, 100 korda sõitnud seda Muhu väina seal on. Eile nägi essad korda, et seal on siuke koht nagu Tillunire puhkeala või mingisugune, Tillunire, ma eile guugeldasin üle lihtsalt. Tillunire. Kes? Seal on ikka nagu papsi naljad nagu. Ei, see ei ole see lihtsalt... Aga kas... See oleks papsi nali siis, kui ma selle ise oleks välja mõelnud, et koha nimi on Tillunire. Aga kui see on päriselt olemas, siis ma lihtsalt nendin fakti. Ja see on ju naljakas. Ei, see on veider nimi küll nagu. Sul on nagu kuidas? Kes nagu sukse nime peale tuli? Tillunire. Igades Tillunire on väikses väinas, selle Muhu saare poolses küljes. Väinatammiga eraldatud väinapooli ühendav süvendatud oja ehk kraav. Tillunire, või see on nähtus või? Tillunire on kujunenud väinast, mis eraldas Kindakare ja Muhu saart. Ei, ikkagi mingi kindel koht. Mitte, et see on siin nagu Pirita Tillunire. Okei. Et ikkagi Tillunire on koha nimi. Õpime siin podcastis väga palju. Saaremaale saab jääteed pidi ka kuidagi või? Kindlasti saab ju. Vist pidi vahepeal saama, jah. No see jäätäi on lihtsalt tüübid lihtsalt sõidavad üle jää. Läheb siit, mine. Veider enesekindlus nagu. Ma eile samamoodi, kui ma kõndis, vaata vahel sa teed mingi idiootse järelduse, murdosa sekundi järelduse, mida sa hakkad kõva häälega juba küsima, aga siis saad sõnasabast kinni, et see on liiga loll asi, mida küsid. Ja siis eile sõites, enne kui ma Tillunire nägin, seal sama kilomeetri peal juhtus väga palju asju mu peas. Sõitsin ja siis vaatasin, et mingid jäljed olid nagu selle Muhu saart ja Saaremaad ühendava muuli või väina. See, kus autoga sõita saab, selle kõrval olid mingid jäljed. Ja siis ma hakkasin küsima Kristile, et kas siin ongi see jäätee või? Samal ajal sõidan mööda teed, mis on. Sain sabast kinni. Mis ta öelnud oleks selle peale? Ma arvan, et oleks... Ta oleks midagi sarkastilist küsinud. Ta oleks nagu... Ta oleks midagi, väga vihaselt ta oleks pettunud, sest et tal on see, et isegi kui ma mingid enda jaoks täiesti okeid asja küsin, aga siis tema jaoks on see idiootne, siis ta selle asemel vastata lihtsalt, et ei, sa said valesti aru, ta teeb väikse stääbi sinna iga kord juurde. Ei, ma tulin hoopis sealt kaudu. Ja, ei, ma võtsin nüüd noa enda kätte ja Jesus Christ, naised on ju, am I right, noh? See, kas sa eile sõid kiluvõikud ka või? Kuule ei söönud, mul pidi olema sotsma ja poistega pidi istumine, aga kirjutan, kedagi kohale ei tule. What?
Jah. lihtsalt lasid üle . mina ei tea , kas viina jooma vist enne juba . aga kuradi Woldist tahtsin tellida ka , roheline sibul otsas , kilud otsas , kuradi keegi enam poes ei viitsi käia , noh . no pluss on see nii kahtlane , aga kuidas iga aasta on sama teemat on otsas , nagu te ei oska siis planeerida või ? ja see , nüüd ma teen perfektse näite , kuidas minu faktid on . mu elukaaslase isa . viinaga küll kunagi ei juhtu , onju . täpselt , viina on kogu aeg , noh , see kilu ka ju säilib ju pikalt ju . muidugi . on ju , see on lihtsalt liguneb seal soolavees ja mis iganes või Lähebki kuskil paremaks. vaakumis , täpselt . aga ühesõnaga , kuidas mu faktid on , elukaaslase isa üleeile ütles , et ta kuskilt nägi uudist , et kilu muidu ostetakse mingi 600 ühikut , aga enne 24. veebruari 16 000 . juba siis kahtlesin , kas faktid on õiged , aga nüüd ma räägin sulle edasi . oota , mis asja ? et muidu on 600 ühikut Jah. midagi , ma ei tea , kas see on siis 600 korda mingit lasti või , et ülejäänud aasta ajal on kilu tarbimine , ütleme siis 600 something , aga et siis kui on 24. veebruar , siis on mingi 16 või 60 000 on ju . ja ma lihtsalt , siin polegi , infoväärtus on siin 0 , ma lihtsalt näitan sulle , kuidas ma asju tavaliselt edasi räägin seltskonnas , on see , et see alginfopunkt minu jaoks oli juba kahtlase väärtusega , et mu elukaaslase isa kuskilt luges mingit asja , jäi kõrva . ma võtsin sellest kinni ja nüüd räägin sulle edasi seda juba kahtlast asja . ja lõpuks ma lihtsalt praegu raiskasin 2 minutit . okei . see näitab nagu , kuidas mulle meeldib suhelda . ise sõid siis kilu või kindlasti ? ja mul on seedimine täiesti perses , ma olen nii palju kala söönud viimasel mingi 3 päeva sees . elukaaslase vanaisal oli mingi juubel 90 sai , seal oli suitsuangerjat . meeldib või ? see on nii heavy , aga kui see on õigesti tehtud , see on mega , need kuradi sektorid seda angerjat on ju . aga see on nagu nii rasvane , et see . no vist sellega vist ongi on ju see , et tegelikult sa peaksidki teda nagu kauem hoidma , et see nagu rasva ära ja et nagu enamasti seda ei tehta sellepärast , et mida raskem kala , seda rohkem raha on ju . et sellepärast tegelikult mu vähemasti tädimees teeb niimoodi , et ikkagi nagu hoiab seda ikkagi päris kaua , et see ei ole enam nagu nii rasvane . aga lihtsalt ongi see , et noh , vähem raha on ju , et sa lihtsalt kujuta ette , et sa nagu 100 grammi rasva lihtsalt kuumutad sealt ära . see on ikka nagu päris korralik paps sulle . aga no jah , selles mõttes muidu suitsuangeres on päris hea . see on hea , pluss see on hea enne joomist süüa seda ka , kui ta on see rasvane variant . siis saad nagu , siis sa teed maale väikse kihi rasva , saad kauem juua . järgmine päev on võib-olla sitem olla , aga . niimoodi tegelikult vanasti vist sõid ju nagu võid ennem joomist . just , mingi kannust sulatatud võid . tagajärjed nagu ei olnud , pohmakat ei olnud , aga sul olid muud probleemid , on ju . aga türa , mina ei tea , mis sa arvad ? mul on ainuke , noh , näitab kuivõrd kuradi mõõdetult pinnapealsete probleemidega minu elu on , aga mu väga suur probleem elus on see , et kuidas saada nii , et kui mul on viisakas periood ja ma proovin mitte juua , vahel see õnnestub , on ju . see kõik õnnestub perfektselt seni , kuni tuleb mingi fucking pereüritus . siis on järsku see , et no siin ma pean ikka ju . et noh , et papsiga ikka võtad pool liitrit viina ju . ai , see ongi võimatu . et nagu . mina ütlen , et Eesti mehena sul on nagu 2 valikut , kas sa noh , ütled , et maks on putt , siis ma ei saa enam üldse juua või siis sa võtad selle vastutuse ja sa jood . ja valetad või siis . ei , sul on jah , või päriselt siis jumal õnnistab sind ja lõpuks maks ongi sul putsis ja sa ei saa juua . noh , kuigi see on ka nagu , et no Eesti mees , noh , tervis . tere , sa ei saa joomist maha jätta , sellepärast et noh , ütled vabanduse , et tervis ei luba . piinlik ei ole või ? ma lõpetan juba praegu ära , äkki pärast on jama . aga nagu jah , see on ikkagi nagu nii kollektiivne asi , pluss ma ei tea , joomine tegelikult väike pits , see muudab ju seda asja , noh , meeldejäävamaks . sa tunned seda , kuidas sa nagu isaga ikkagi bondid , noh . ja ma olen ise ka süüdi selles , kui mul on see , et täna saab pitsi teha ja siis on mingi tüüp seltskonnas , kes muidu on kogu aeg pitsi vend ja ütleb , et ma praegu olen viisakas . nagu fucking türa , miks ma tulin üldse . nagu mitte , et ma nüüd üksi on , mitte , et ma rikkusid terve peo ära . täpselt , tuled lihtsalt nagu okei , see tüüp ei võta ju praegu .
okei, miks sa tulid nuhkima siia või? Tulid kainelt kuulama meie purjuspea jutte või nahku sa üldse tulid? Ma tegelikult tean ju, et sa tahad ju. Täpselt, kama. Ja siis, aga samas ma olen jälle ise haigelt vihane nende peale, et kui ma proovin tubli olla ja siis mulle käiakse peale. Siis mul on see, et oleme täiskasvanud, ära kiusa, ära pulli mind joomise. Ai, see on, ma ise on ikkagi nüüd mingi 2 aastat vist ei ole joonud. Nii kaua, okei. Jah. No lihtsalt, teate, noh, ega ikka ütleme, et mul ei ole vaja ennast rohkem abitumaks juua, onju. Ei, on lihtsalt ja ma, noh, vaata, joomine nagu ainuke asi, mida ma saan teha sama tasemega, mis sina. Ja ma pingutan nagu väga. Ma ei taha nagu... Aga mõtle, sul oleks ju jumala hea, sul ei ole nagu, noh, sul ei pea olema süümekaid, et see pohmellipäeval nagu terve aeg istud. No jaa, aga mul on nagu sitt olla ju ikka. No jaa, okei. Aga lihtsalt jah, et see, et noh, see on nagu ainuke asi, mida ma saan teha võrdselt ja no ma pean ikkagi nagu väga pingutama, et mul ei ole siukest, et kui võtaks õlle ja siis mõtlen, et ma rohkem ei taha, aga siis ma nagu, tere, sa nii vähe jood või? Kell on 5 hommikul, siis me hakkad magama minema või? Oota, mul on teine viski veel siin ju. Oli mingi viimane pidu umbes, et kus jäid kuskile kuradi, ma ei tea, hange kinni ja siis mõtlesid enam ei saa või? Mitte seda, aga lihtsalt vaata, loll asju räägid ja lubad asju ja siis ikkagi nagu noh, muudab natukene vastutustundetuks, on ju. Joodki kuskil 5 hommikul, siis täna lähed koju, helistad täna, aitab mind voodisse. Ja, muidugi. Et selles suhtes, aga nagu samas on lahe ikkagi. Mingid viskid juua. See on väga fucking lahe. Ma olen nüüd... Mis see parim viski on? Tead... Jaapani viskid meeldivad või? Jaa, mulle meeldib, sest need on veidi siuksed Bourboni vaibiga. 50 kraadised ka. Siuksed keredad teravad. Võtad jah siukse lonksu ja siis tunned kohe, kus nagu sülge tuleb nii palju suua, et mul on siuke torki. Täpselt, et homme pean kindlalt renni või maaloksi võtma, nagu siuke tunnevad pärast essat. Ai, sa tõmbad selle poole liitrisse selle 50 kraadise ära, siis ikka nii halb. Ja siis järgmine päev on tööl mingi koosolek ja siis noh, sa lihtsalt ei mäletagi, noh, sa isegi 10 minuti pärast ei mäleta, et sa käisid seal koosolekul. Ja selle kuradi alksiga, just selle pruuni alksiga, ma olen pannud tähele, on see, et no tegelikult iga alksiga, mida sa liiga palju nagu algsi mürgitusse jõud, on see, et sa ikkagi hingeõhk järgmine päev, sa ei pese neid hambaid ära piisavalt ega sa ei võta seda müntonit piisavalt, et sul ei tuleks see kuradi alkashi lõhn. Mul on elukaaslane öelnud mitu korda nii, et nagu, noh, üks on see, et sul on lihtsalt see hommikul hingeõhk, aga et kell 3 päeval on ka veel tunda seda eilset joomingut nagu, et siis kui on siuke, võib-olla mul on full maguputsis nagu ja mul on mingi maahappe päris. Ma ise pigem tunnen nagu teistel seda, vaata see, et su keha lihtsalt hakkab eritama seda higi, vaata see raip äis. Ma tean, mul kunagi vend käis kuskil 3 päeva jooma, siis ärkad öösel üles, vaata, tuli kõrvale magama, siis tunnen, see kurdi raip äis siin on. Täna koer on ära surnud, see aken ka lahti, see kurdi raip äis siin on, siis vaatad, noh, sest ongi, et see keha nagu eritab nii rõvedat aisuna. Nina kaudu raske hingamine ka see. Ja. Aga kurat, sa ajasid praegu viski isu peale. Ise ükskõik, mis sa järgmisest päevast räägid, siis ikkagi ma just hiljuti tuli meelde, et mul oli veel 3-4 aastat tagasi oli see ikka suht rutiinne mulle, et nagu üle päeva on õhtuti ikka nagu mingi 3 topelt viskit läheb sisse töö kõrvale. Sest et kange algsi perfektne omadus minu jaoks oli see, et see annab energiat nagu mulle vähemalt. Ta annab nagu selle, et kui on mingi sitt nõme asi, mida vaja teha, näiteks stand-up. Et kui on mingi nõve, noh siis kui ma rohkem monteerisin veits ja teed mingit saadet, mida sa vihkad südame põhjast, on ju, pead kokku montima ja siis vaatad ja siis sa võtad selle viski kõrvale, see mõjub nagu siuke upper, samal ajal sul on hea tunne, kui sa teed seda sitta asja, on ju. Ja siukest kombot on nagu raske leida, sest et mingid asjad, ma ei tea, kuradi hakkad mingid, ma ei tea, kuradi amfetamiini littima, siis sul kaob lihtsalt huvi ära selle vastu, mis sa teed, on ju, sa hakkad mingi, aga lihtsalt idikad panema, süstid hero, ma ei tea, tõenäoliselt kukud kuhugi kägaresse, on ju, ma eeldan. Ma eeldan, et kui sa hero süstid. Aga see... Ma arvan, et lihtsalt on hea olla, et sul nii kotti. Ja pohhui, aga lihtsalt see, et võtta jääga puhas tekiila või jääga puhas viin isegi, väike squirt
lemonit sisse see on nagu see, et sa pead muidugi tegema kompresseeritud selle nõmeda töö ära nende 3 topeltjoogi ajal, sest 4. on juba see. Huvitav, kas sa nagu petad oma aju ära, siis et sa nagu su aju arvab, et see viski või see on viski nauding ongi selle töö pärast siis just. Okei, see on päris huvitav. Päris huvitav viis, kui alkohoolik olla. Aga ma ainult õhtut, ma ei taha. Ja siis õigustan sellega, et aga ma ju hommikul ei võta SAS-ana algsi kohe. Ja siis seega ma ei ole alkohoolik. See on ka mul üks sõber on nagu 5 päeva nädalas joob liiter viina, on ju. Sa oled alkohoolik ju. Ei, ma ei ärka hommiku esimese asjana üles, et ma tahaks juua, noh. Sa oled täis lihtsalt, see on see probleem, on ju. Aga ta ütleb, et ma olen napsi lembeline. Kurat, mul on sama, jah. Kaua me valetame. Napsi lembelisus. Jah, kaua me valetame endale. Ja kõige parem oli kunagi kirjutada. Nagu jälle, mõni eeldaks, et nagu stand-upi kirjutada, aga jälle omale lubanud ära mingid projektid, mingid sketše kirjutan, mis iganes, mingid kommertsasju ja nagu siis õhtul võtad veel, teed omale eraldi nagu, et ma olen writer, the trouble writer, võtad läpaka kugi teise kohta, mitte laua taha, sa oled nagu need, ja siis on see kõlk, see klaas juures ja siis ja nagu reaalselt, ma muidu ei oleks seda teinud nii pikalt, aga reaalselt sa kirjutad asja, mida sa nädal aega edasi lükanud, sa kirjutad selle ära täpselt selle 2 või 3 topelt viskiga ajal ja see on nagu hommikul sul ei ole piinlik. Kunagi proovida, aga see tundub nagu päris äge. Täpselt, ma räägin. ja üldiselt ei olnud hommikul piinlik ka, et loed ülevaat, et mis see on. Et nagu mingisugused, mäletan mingi kirjandike üksus, mingisugune sajandi vahetuse oma, kuskil oli mingi lugu ringles kunagi kirjanduse tunnis lugesime, et umbes, et said kokku mingid kirjanikud, poeedid, ma ei tea, Siuru või mis iganes Eestis on või Pallas. Mõtled ka, et oled Hemingway ja just, aga seal neil oli lugu, et nad tegid kõik koos oopiumit, on ju, ja siis kirjutasid valmis ja kõik oli nii, et oh my god, see on mu elu parim töö, mis ma olen teinud ja siis hommikul oli niimoodi, no see on ikkagi nagu, see muudab ikkagi su nagu teadvust nii jõhralt, et tahaks oopiumiga proovida. Mis kujuldas? Ma ei tea, mis see film oli, kus Johnny Depp oli mingi öösel käis ringi ja siis ta tegi piibust vist oopiumi. Ma tean küll, mis sa mõtled, aga ei see, no kõige parem pidi ikkagi olema suitsetamine, et see on nagu nii puhas, on ju. Kuna ma vaatan, ma pean vaikselt liikuma hakkama, kell on 2:30. Kas sul tuli ka aja peale keegi või? No ma helistan, kui ma valmis olema, siis mul siis on hästi. Aga selles suhtes jah, et siis tulge vaatama tasuta stand-upi. Täpselt. Väga lahedad inimesed on käinud, väga lahedad show'd on olnud ja päris palju show'sid on ees. Minimaalselt suhelge siis koomikuga, on ju. Ei selles suhtes, et kui küsitakse, siis võite vastata ja noh, õhtujuhiga ikka võite alati suhelda selles suhtes. Kes sul Essa üldse Eestis kohalikest oli, keda sa umbes nägid, kelle klippi sa nägid ja mõtlesid, et see Essa nagu kling tekkis? Ma nagu nägin Sandrit, aga selles mõttes ma nagu aga tegelikult vihkate huumorit, on ju? Ei. Ütle, et sulle ei meeldi stand-up. Ei, mulle meeldib küll, aga lihtsalt ma nagu ennem seda ma juba nagu keskkoonis mõtlesin, et kurat, tahaks ka nagu midagi sükest teha, kus ennast väljendada, näidata, rääkida, et aga tegelikult on päris äge tüüp ju. On ju? Ja siis ma ei teadnudki, et stand-up on olemas, vaata. Siis mõtlesin mingi näiteringi või midagi teha, on ju. Ja see ongi jah, et noh, kaua seda puud mängid seal, on ju. Ei no see on ju. Nagu mingid rolli teha, mis rolli ma mängin seal? Noh, mul veits siuke, teised olid ka puudega, on ju. Mis etendus me teeme, nagu lumivalgeke või mingid, noh, mingid Roomiot ja Juliat ei tee seal, on ju. Ja. Lumivalgeke ja 7 ratast oli. Aga selles suhtes, ma arvan, et Sander nagu esimene, mis ma Eesti omastest nägin, mis oli ikka nagu, no Sandri esimesed tunnid ikkagi olid nagu väga-väga naljakad, ka ikkagi vaatas, okei. See on nagu päris, no laivis ka, ma arvan, esimest korda nägin Sandrit. Ma olen mingi Sandri 4. tund. Ja siis noh, üks tund, mis ma nägin, vist oli Sandri 7, siis ma vaatasin nagu, ma olin meres esireas, õige nimega ütleme. Jah, just, mere kultuuri. Esireas ma nagu vaatasin, et Sander killis nagu nii jõhralt. Ja sa oled seal vaatad, et
ma ei jõua ära oodata, mis ta nagu järgmisena ütleb. Nice. Et nagu nii õhralt killis on ju. Ma nagu, et okei, see on päris äge. Ja noh, pluss siis ma lihtsalt ise mingi aeg vaatasin, käisin open mic'i vaatasin, mis ma nagu, et noh, no mul suudaks ka, pluss mul on nagu päris head kaardid ka nagu, millega nagu stand-up'i teha. Jah, stand-up'i jaoks head kaardid. Et jah, et nagu noh, ratastoolis, no ma ei pea võistlema kohe teistega seal on ju, no mingit oma asju teha juba. Ja, just. Saad veidi pikemalt neid charity naer. Ei, ma arvan vist küll. Kuigi mu stiil pigem on vist siuke, et mul on nagu no osade jaoks natuke liiga must huumor vist. Ei, see ongi tuus, et see on... Ma tagasides olen ikkagi saanud, et kurb on vaadata. Ja. Sa teed selle, nii palju kui ma olen siin näinud, siis on see tuus jah, et sa nagu võtad kõigepealt enda ette kohe. Ja ei, siis, nagu millest ma siis veel räägin seal? Ja siis mõtle, hakkad publikut mõnitama. Ei, see on mu järgmine samm. Nad ei saa sittagi vastu öelda. Ja. Mis nad ütlevad siis? Hakkad avalikult sind sõimama. Ja. Ei, see on jah. Aga kas seal keegi on mingi kohalik koomik on mingi eriti hea nõuandega andnud või? Mis sul mingi meeles on, et umbes, et see tuli, ütles, see aitas, see tuli, see ütles see? Vist nagu midagi sukest ei ole, aga noh, ma arvan, et see kõige revolutsioonilisem asi, mis mul nagu endale tuli, oligi see, et kui me hakkasime tegema neid ise neid asju on see, et noh, ma peangi ise täiesti enda asja tegema, et ma ei saa kellegi teise pealt vaadata, ne? Ja. See on hea, kui sellele suht varakult, sa said suht varakult jälile selle, vaata mõni käib nagu pikalt loodab, et millal te siis... No selle, et kuidas nagu laval oled, et ma teen mingi joogipauses asju seal laval, on ju, ja ma peagi nagu täiesti enda tempo võtma. Tavai, nagu praegugi, vaata, väike joogipaus ja siis üks väga wholesome nägemist kuulajatele ja vaatajatele. Jaa, aitäh, et võtsid vastu. Ja tänks tulid. Jah, Alexala siis varsti. Ja varsti teeme siis selle Businessi klipiga ära. Ei, see on juba kaua ootan. Et jah, väike hint siis sisule, et seal on üks, selle agregaadi küljes on üks kott ja siis see on seotud selle toote nimega ja siis me mõtlesime, Weinberg pakkus välja, et äkki siin on midagi, millest teha üks humoorikas klipp, et müüa meie purgis mulju. Jah, see saab nagu kas väga hästi minna või väga halvasti. Ja let the people decide. Öeldakse. Kuule, tänks ja pane hullu siis see tuuril ja võta head autojuhid endale. Eesti teeolud on päris. Levo sõidab praegu või kes see sõidab? Rivo? No mõlemad, jah. Levo on niimoodi, jah. Sest ta on lühike. Me panime ikkagi, mõtlesime Euroopa rahadest alla selle tooli alla ja turvalisus enne kõike. Tavai, cool, thanks. Aitäh teile. Kui sa oled vaadanud või kuulanud mingid viimasid osi, kas on sul jäänud mulje, et siin on mingi haige staff on sinna juures või? Midagi, tundub nagu mingisugune ei, see tundub nagu väga uhke stuudio ole, ei, vaata, noh, kunagi kuulasin neid tussis seal ikka jutt liikust matte seal see raha liigub ja siis mõtlen, et kui sa seda stuudiot vaatad ega sa nagu pead nõustuma sellega, noh. Ei, noh, see on lihtsalt võib öelda, et kas on raha või siis on lihtsalt financial idiootsus nagu, sest et investeering. See ei ole üldse investeering. Aga kas peab siis igal koomikul podcast olema ikka või? No, tegelikult ei pea, aga see podcast vist on nendel koomikutel, kellel on kuidagi sättunud nii, et neil on kas nad on laiskusest või nagu, ma ei tea, oskamatusest midagi muud teha, et neil on nii palju vaba aega ja siis see on nagu teine väljund. Okay. Sest alguses ma hästi põdesin seda, et kui ma tegin neid sooloosasi, kus ma päriselt nagu pohmas olin ja mingid head mõtted tulid, panen sulle paremini. Jah. Et siis mul oli reaalselt, mõtlesin, et algajana ikka mõtled üle, et oota, kui ma tegin selle eriti hea riffi seal ju, oleks võinud selle open mic'ile jätta hoopis, nüüd ma raiskasin ära seal ja siis mõtled, et mingi maksimaalselt 3000 inimest kuulas seda tõenäoliselt taustale samal ajal, kui nad magama jäävad, keegi ei reganud ära, keegi ei ole nii, et vaatab järsku sind kuskil saalis ja nüüd ma kuulsin su seda Estonglishi bitti seal podcastis, kui sa tegid. Laiskus, just, rõve. See on küll, kui sa open mic'ile lähed. No see, vaata, see, kui sa nagu 5. korda teed sama bitti, mul tunne nagu, tere, ma olen ikka nii laisk, nagu piinlik on, noh.
jah, see on, ma vihkan seda, aga see on nii vajalik on see, et tihti on, et backerit ei ole open mic'idel ja et kõik koomikud kuulevad, mis sa räägid, ma nii vihkan seda, sest et ma ei saa siis nagu phone in'ida. Ma tean, et nagu kuna ma arva käin niikuinii, siis vähemalt mu peas tundub, et kui ma lähen midagi proovima, siis on jälle nii, et kõigil on nii, et mis siis mõtti selle no võib-olla sul on see tase nii kõrge või see ei, mul võib-olla kedagi ei koti, kõik kogu aeg lobisevad, samal ajal see mu enda peas mingi põdemine lihtsalt on ju, aga meile nii meeldiks, kui on nii, et ma tean, mitte ühtegi koomikut ei kuule, mis ma proovin. Sest et ilmselgelt ma mingi bitiga lähen mõne koomiku standardi jaoks lati alt läbi mõni on siuke crowd pleaser sitt on ju võib-olla nii-öelda truehead'ide mõttes. Aga ma ei viitsi nii palju mõelda sellele, nagu lihtsalt let's have fun, nagu kui on kerge naer, on kerge naer, fuck off Miikael. See on kõik Miikaeli suunas. Fuck off Miikael ja Sander, kuradi fucking stand-upi isad, aga laske lihtsalt lõbutseda inimestel. No Sander nüüd Eestis käib ikkagi nii harva vist. Jah, aga seal kõik ükskõik mis koomikule ma olen oma kompleksidest rääkinud, kõik ütlevad, et tee tihemini lihtsalt ja see kõik haihtud. No see on jah, tõenäoliselt. Ja siis ongi see, et kui ma olen teinud tihemini jumala suva, kas on Sander või Miikael, kas ma läheb putsi või ei läinud putsi. See sama vaata, et veider on nagu kui see sama bittidega, kui sa teedki nädal aega see sama bitti, sul on täiesti suva, kui sa järgmine nädal ka teed seda. Täpselt. Ja nemad ei teha nagu. Eestis on 1,3 miljonit inimest. Ei, no sa võid valetada, et tegelikult muutsin deliverit veits vaata. No, kuulsid, et see ka oli nagu veits rohkem rõhutatud. Kõik on jah, reis kuradi. Ei, tere sa ikka võtad seda stand-up eriti tõsiselt. Nii detailne vaata. Rewrite'itud ja. Aga keda sa muidu välismaalt vaatad või on sul mingisugused haiged iidolid või? No ma ei tea, kas seda haiged iidolite mõttes mitte, on ju. No neid Killtoni tüüpi vaatavad, tegelikult tahaks ka. Või ma ei tea, kas tahaks sinna minna, aga vahest ikkagi vaatad, et osa teed nagu nii head just ei ole ju. Aga samas on tore, et nagu puudega inimesed ka saavad asju proovida. Täpselt, et tõenäoliselt see ongi väike saladus sellest ongi see ligipääsetav stand-up, on ju. Eesti variant. Ja kui kuskil laval on kindlasti igal show'l ramp olemas, siis see on Killtoni. Jah, see on küll. Tegelikult ju. Mujal on küll see, nad teevad nagu, meil on lihtsalt, kald teed lihtsalt kuskil üks tabuha kuhu, on ju. Aga oota, mul ütleks meelest ära, ma tahtsin midagi tarka öelda. Ligipääseta on... Ei, mitte selle osas. Iidolid. Jah, selle osas jah, et nagu Mart, minu lemmikkoomikaga, ainuke koomika, kes enamasti ikkagi vea alt on nagu Louis C.K. vaata. Et nagu tõesti on. Ise, mis te ütlesid, tema nagu lemmik kompliment temale vist on see, et ta on siis nagu toor oma aamriga, on ju. Et ta lihtsalt lõhub mingisugused müürid maha, mida keegi teine ei saa vaata. Või et tema nagu see, tema siis oskus on nagu aamer, mida nagu temal on nii lihtne kasutada, aga keegi teine ei saa katsuda, sest see on nii raske, on ju. Ja selle suhtes, et see tema oskus vaata võtta mingi üli lihtne teema ja siis öelda üli nagu üli loogilise asja, aga selliselt on nagu, ja siis ta lihtsalt teeb nagu nii hea nalja selle kohta. Ja inimesed ei saa sellest aru, et see, kui ta mingite naiste ees pihku pani, siis ta pidigi oma selle toori haamri korraks maha panna. Neid ei ole sama asi, ta ei hoidnud seda haamrit käes, ta ei olnud siis kunstnik sellel hetkel ja me peame aga õppima ära eraldama kunstniku ja tema väärteod võib-olla. Ega seal ongi selles mõttes... Ei, sellest ta tegi lihtsalt petti. Jah, see on ju fun, väike fun. Teed koomik naistega. See on ikka vaata, mingid naist üritad sebida, teed mingid nalja, tead, mis oleks ägeve. Siis kuradi annab sulle korvis, ütled, ma tegingi ju nalja. Tahakski ju. Lits. Lits ja siis ping. Sõbranna meeldiski rohkem. Aga sellel kas Louis C.K.'l oli see nali, et nagu, mis lekkis tema mingi see Sellari set, kui ta tuli üle pika aja eessad korda tagasi, siis oli see, et tere, mult võeti kõik ära risk.
aga fuck, te ei saa mitte midagi mult enam võtta, nagu mis sa veel võtad, siis mu nime ära või mis sa võtad mult ära? See on päris aus, jah. Ei, ta ütles ka mingis podcastis, et nagu, et tegelikult nagu ainuke asi, millest ta nagu puudus tundis, oli see, et ta ei saanudki nagu tööd teha normaalselt, et raha, suva, mingisugused kuulsus, täiesti suva, aga lihtsalt see, et ma tahaks nagu stand-up'i teha ja nalju kirjutada. Ta rääkis seda ka, et ta mingi hetkel oligi liiga kuulus isegi, et ta sõitis mingi metrooga sõitis sinna Madison Square Gardeni peatusesse nagu lihtsalt, et veidikenegi või alad maas püsiks endal nagu sõitis metrooga show'le kõndis. Aga ta ongi nagu ainuke nendest mingis kuulsates koomikutest, kes päriselt ongi, sa tegelikult ei tea, ta on taustal kuskil, on ju, teeb oma asja, vaata, ülejäänud kõigile mingid omad podcastid ja mingisugused värgid, on ju, ta lihtsalt ongi nagu nii taustal, kes teeb nagu, me iga kord ikkagi kuulad nagu materjali, siis on ikka nagu, et okei, see on nagu päris naljakad asjad, on ju, päris uued teemad. Ja seal on ka see, et näiteks Gervaisi asi mulle ei istu väga, sest seal on nagu minust tunda. Kui mõni mu sõber ütleb, et reigelt ootan uut Gervaisi spetsiali. Mul oli ka sama just, et muidu ma olin ka, et kuradi ülihea iga kord ootan. Nüüd see uus spetsial tuli, ma nagu, et no sa teed seda uue teemaga, sa teed täpselt sama nalja ju. Et nagu CK'l pole tunda, et ta nagu ma nüüd meelega käpin seda teemat, sest see on, aga Gervaisil on jah see, et sa võtad tabelist nagu, mis see trigger word on ja siis teed sellest umbes. Selle, pluss on see juba see muster, vaata, et ma juba tean, et sa teed mingisuguse nalja ära, teed mingisuguse set-up'i, mis on siuke, ja sa teed hästi mingisuguse jõhkra asja siin otsa, mis on nii üllatunud. Ma juba teadsin, et see tuleb nagu, et selles suhtes seal ei olnud nagu sellel premissil ei olnud siis nagu midagi nii tarka, lihtsalt sa ootasid selle üllatusmomendi. Noh, mis ta ise muidugi ütleb, on see, et nagu jah, et võib tunduda, et nagu lihtsalt kokku klapitud mingisugune sitt. Ma tegin nagu aasta aega tööd sellega nagu. Ja nagu tead, kui raske on nagu nalja teha, kui kõik ütlevad, et üle sa oled nii hea. Ja ma kunagi jõudsin sellele järeldusele ka, et ma vist poleks alustanud stand-upiga, kui poleks Louis CK'd olnud, sest et või tähendab, kui sellel hetkel poleks olnud Louis CK kõige suurem koomik maailmas. Sest et kui praegu võib võtta, et sul on mingisugused autotune'iga, mingisugused muusikud on hästi popid, on ju, teevad mingid improkomöödiad, siis on Matt Rife, on ju pilt ilus maesmodel, teeb areenasid. No okei, Bert Kreischer kind of võib öelda, et ta on ka nagu fucking superstar, on ju. Et võib-olla ei oleks täitsa kinni see uks mentaalselt mul, aga mu point nagu oli see, et mul jõudis kohal, et kui ma vist ei julgeks alustada, kui ma näen, et need tipud on nagu mingid hot fit sporditüübid, kikid kuradi üle pea on ju inimestel, kes on 2 meetri kõrgused, haiged, energialevelid. Aga siis näed, kui ma alustasin, oli Louis CK mingi paks tünn lihtsalt mingi higiseb särgiga, lihtsalt räägib pihku panemisest ja kuradi oma tütarde kuradi genitaalidest nagu lihtsalt meelega, et tögada publikut. Siis vaatad, okei, mingi pervar lihtsalt nagu ebatervislik pervar laval, low energy tüüp ja siis mõtled, I could do it nagu, et mingi selles mõttes, et see nagu nalja osa on seal nii suur ja oskusosa. Et seal polnud nagu seda jah, nagu mingit asja, siis nagu iseloomu järgi ma olen ka suht flegma ja nagu ei viitsi väga midagi anda nagu liiga palju laval endast. Et ma oleks kindlalt jäänud kuhugi kinni nagu, et ärme hakka üldse. See energia teema on jah siuke. Osad on jah, siuksed low energy koomikud, aga samas peadki siis oma hea nalja lihtsalt kirjutama siis on ju. Aga jah, see on see lootus nagu, aga mul on veidi tekkinud isegi mingi küünilisus sellega, et mis on hea võib-olla, sest see tekitab mingi leveli ja standardi, millest aga saad aru kohe, kui on nagu hea nali kui sul tuleb mõte tegelikult vist ei saa tegelikult siis niimoodi saab nagu mussis ka vist, et kui sa oled nagu kui sa ei pea sinna väga lisama midagi, et see Essa nali juba tuleb välja ja kui ma Kristelile näiteks pitchin vahel asju, et siis ta ka naerab. Et ei ole seda, et mul on see mõte, kui nagu nii läheks ja siis hakkad nagu puterdama ja siis tuleb välja, et see on liiga keeruline, enda peas oli naljakas, aga kohe, kui sa Essat korda kõva häälega ütled ja töötab, siis on nagu vahest on see mingisugune veider olukord on ju, see on nagu naljakas ja siis järsku tuleb mingisugune hea mõte sinna juurde, vaata mingi ülihea pann, siis tunned ära, vaata. Ja, see on nice. See, mis mul jäi enne pooleli, see, et mulle tundub, et Eesti publikul veidikene, võib-olla see mu enda künism, minu enda introvert, low energy küünilisus, aga et Eesti publikule meeldib näha, et esineja on vaeva näinud.
et noh, et kui sa lähedki nagu teedki seda, isegi kui sa oled näinud aasta aega vaeva, aga teed siukse low effort, ma lihtsalt nagu vaata ja ei anna neile väga midagi ja nad tunnevad võib-olla liiga palju iseennast ära seal laval, et ma olen ju ka siuke nagu. Näita mulle, et sa oled esineja. Näita mulle, sa ei saa seda mängu mängida, vaata, ma olen cool. Vaata, ma ei proovigi. Et nagu kohe on näha, et kui sa ikkagi teedki selle mingi näo või selle liigutuse juurde või mis iganes või vuristad väga selgelt oma bitti. No, et on keeruline võib-olla lause ehituselt, aga sa teed seda perfektselt, siis on ta on vaeva näinud vist. Ja siis on kohe see on meie teatrirahva asi, vaata, et aga plaksutatakse vahest, meeldib plaksutatakse vahest ikka liiga palju või? Vahel on, jah. See on hästi suur probleem muidugi elus. Tead, liiga tihti plaksutatakse. Ei, vahest on. Mina ütlen kohe, et rahu, ma ütlen, kui plaksutada pead. Ja see ei ole jah mingi. Ja selles suhtes, et tegelikult ju ma tahan seda, et sa nagu, sul on ebamugav ja sa ei saa seal olla, nagu sa naerad nii palju. Mitte see, et sa nagu selle plaksutamisega rikud järsku selle nalja ära, või mitte ei riku, aga sellest nagu lõpetad selle naermise ikkagi ära, Kas sa seda ei ole teinud, et kui aplaus on, siis on see, et nad hakkasid liiga vara plaksutama ja siis on see, et ma nüüd lõppu nüüd ei hakka tühja koha pealt ütlema. Et nagu umbes üks asi jääb ära. Ega see vahest rikub rütmi ära küll, jah. Siis on see, et mul oli üks asi veel, aga nüüd ma ei hakka nagu vaikusest lisama seda juurde. Nojah, eks see tunnetamisel. Ma enamasti ikkagi kuidagi nagu proovin selle rütmi niimoodi saada, et ma nagu ütlen seda juurde. Lihtsalt nagu, et sa tunned, vaata, et ma tahan veel öelda, on ju. Et ma lihtsalt ei jää sinna ootama ja siis sa plaksutad ära ja siis ma ütlen nagu sulle, et see tuli ka. Selge. Sest mulle on soovitanud veteranimad koomikud, et kui tuleb aplaus, eriti kui on mingi showcase show, et kõigil on 10 vintsa, siis sõida üle aplausist, lihtsalt ära lase, võta omaks seda, sõida üle, räägi edasi, siis nad jäävad vait. Aga mul on mitu korda olnud see, et mul on vist nii vaikne hääl või mu presence laval on nii nõrk, et isegi kui ma proovin üle sõita, siis ma saan aru, et nad ei kuulnud nüüd, mis ma rääkisin. Ma ise mõtlen seda, vaata vahest on see, et see ülesõitmine on ju, mina tegelikult publikuna kuulen, ma tahangi natuke aega naerda ju. Et nagu, kui ma sõidan sul sellest naerust kohe nii üle, siis ma ei lubagi sul ju naerda. See on see, et ma olen kuulnud seda juba, ma ei viitsi suga koos naerda. Üks oligi, mis see, kui ma seda Franz Malmstenit tegin ühe korra, siis ma ise oli teinud, siis ma olin nagu, ta tegi seal ratas ja kohvis, tegelikult olid nagu okei naljad, aga ta ei lasknud mul nagu üldse naerda. Siis ma olen nagu, et see ongi ju oskus, et lase ma nagu naeran korraks, ära hakka kohe nagu sinna otsa ütlema seda asja. Tavai. Nii et Franz, kui kuulad, siis sule tagasi. Come back. Ei, selles suhtes ma arvan, et eks näitlejatele ikka adekust on, et kui veits nagu tööd teha, siis kindlasti. Ei, seal peab see tiim taga olema, seal ei tohi niimoodi paaniliselt kokku vorpida asju, seal on vahel jäänud selle taha minu meelest, ma olen kõrvalt valitsus näinud lähemalt asju, et seal on niisugune pigem broinitakse enne saalid ära ja siis tuleb nagu see sisu mõte. No mul see on niisugune päris stressirohke. Aga vahel ongi vaja seda hüppelauaks. Ma olen ka mõelnud, et võiks ka juba järgmiseks aastaks oma ligipääsetuse stand-upi saalid ära broneerima. Muidugi, ligipääsetav 2. Ka ligipääsetav. Samuti ligipääsetav. Kõik ettevõtted kirjutage, kui raha tahate anda. Või andke raha lihtsalt. Ja kas kui sa kuhugi tahad minna, siis ma väga tahaks tulla, kui sa satud sinna kunagi. Või äkki sa oled käinud juba, kas see Kõmsi rahvamaja sa oled käinud? Kõmsi on teel on ju Virtsu, seal kuskil ka Lihula ja üks teine koht on seal veel. Vist ongi Virtsu ja Lihula vahel kuskil on Kõmsi ja seal on rahvamaja, kus ma tahtsin kunagi musa video teha, sest seal on tundus, et seal on mingi vanakooli tumepruunist nagu lauast veel mingi lava ja mingi kossuväljak aga samas on rahvamaja. Ma ei tea, kas seal on äkki mingi euroremont üle käinud. Igatahes, kui seal kunagi teed, siis ma võin seal siis setida, ma tahaks lihtsalt saali näha. Ma võin autojuht ka olla, siis võtan levo pingi kõrgenduse, viskan minema. Ei, selles suhtes, ma mõtlen meelde, mulle ikka kirjutatakse veel, et ma tegin selle kampaania, vaata, et kutsu meid esinema, on ju. Et ikkagi nagu sinna vaikselt tuleb veel neid rahvamajasid. Aga eks kõikides kohtades ka ei saa ikkagi teha selles mõttes see
see saal ikkagi peaks nagu piisavalt suur olema, et nagu tasuta mingisugusel 30 inimesele teha. Noh, see ei ole seda väärt. Ja mingi aktiivne administratsioon peaks see olema. See on nagu, pole mitte midagi koomikuna paremat kui see, sa tunned, et sa oled nagu tahetud ja päriselt nagu viitsitakse korra peal nagu rahvast toppa tuua ka. Mitte see, et ma saadan sulle 25 plakatit, sa paned ühe kuskile stendi peale enda tuppa nagu. Oota, aga te saite ju mingi Eesti Rahvamajade Liit või mis iganes? Sain ja selle siis parima projekt. Auhinna siis, et ma olen aastategu. Aastategu on ligipääsetu stand-up. Ja see oli siis Rahvamajade mingi liit või ühendus. Ja Rahvamajade ühing annab omavahel välja siis nagu neid märkimisväärseid asju ja siis sinu asi sai aastateo. God damn, ma hakkasin ütlema get the money, get the bag, aga see tuleb ju Euroopast mitte nagu seal. Ei, selles suhtes see nagu projekt, mis see raha, mis selle projekti jaoks anti, on nagu see tegelikult ei ole mõeldud nagu nii suurt asja teha selle asjaga nagu niigi, et nad olid nagu T2 show'd ära aga ei selles suhtes, et rong on juba liikumas, siis nagu raske on maha hüpata. Ja, just, nii et väga hea. Ja who knows, äkki motiveerib, teavad ju inimesed, kes muidu ei jõuaks saali võib-olla ja äkki motiveerib noori ka nagu, kes tuleb. Meil on ikkagi päris palju neid, kes ikkagi nagu ennem ei ole käinud. Just. Ja just ma mõtlen noori nagu ka, et ma olen pikalt, see on ka vestlus olnud, et nagu, et vaatad open mic'il ringi, siis aga nagu mingit haiget laviini ei ole, nagu, et ei ole mingid noori, kes haiget ukse taha jääks, et ma just mõtlesin, et kui Ari nagu tõestab ära, et sa võid tegelikult jõuda, võib-olla korra 25 aasta jooksul üks eestlane on ju, aga ikkagi, et kui sa näed ära, et tegelikult sa ei pea jääma Eestis fucking Instagrami influenceriks hakkama. Et üldse koomikuna kuidagi ära elada. Et seal peaks jääma, et see nagu see mitte pettumus, aga see, et see just kui Eestis mingi sein on ees, et miks ma üldse hakkan mingit stand-upi tegema, siin on ju nii väike sein ees, et ma jään tegema mingid pooltasuta showsid või Harri nets ära, et siis eeldaks, et on ju haigelt palju nagu nüüd tungi open mic'ile. Plus ikkagi nagu Euroopas natuke on ikkagi raske, sest meil on sellised ühiskeenet jälle, on ju. Aga tegelikult kui sa viitsid nagu tööd teha, siis vaata seda Viktorit või mis on Viktor, on ju. See on ikka haige grind nagu. Ja võid vabalt teha selle, et samamoodi, et ju kõik koomikud teevad seda, et sa paned ainult head asjad üles. Kui tekib ainult hea crowdwork, ära pane iga sitta üles. Me mõlemad teame, kellest ma räägin, aga ära pane igat nagu sitta üles. Sa ei pea panema kõik üles, mis sa filmisid. Ainu, punkt. Pane head asjad, kui sa tahad, et sa aitaksid veidi. Tead on kellest? Okei, ma pärast ütlen. Okei, kuule, aga meil korra teeks fake lõpp siia, aga nüüd on vist päris lõpp, ma vaatan aja järgi 15.02 ja uuesti thanks tulid. Näeme saalides. Näeme saalides, ligipääsutav. Davai.